Tere jälle kõigile, tere tulemast vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet. Petime, mina nagu ikka Oskar Taimla, saadet teen nagu ikka Kristjan Hääteröö ja Andre Sokoloviga. Täna on pidupäev. Tuli just uudis. Eesti korraldab 2029 aasta korvpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupi turniiri. Juhei, mis emotsioonid on, Kristjan? Et kas on positiivne uudis või pigem nagu pettumus, et tahaks kuhugi Euroopasse reisile minna, õlle teha ja Euroopat näha ja Eesti koondisele kaasa elada või ma kujutan ette, et siin Eestis neid pileteid on ilmselt hakkab ka päris keeruline saama olema. Me oleme seda teemat minu arust korra varem puudutanud, et siis seal ma ütlesin, et mind see mingi hullult ei eruta, et see siin Eestis toimub, et Euroopasse fun minna, aga üldiselt ma arvan ikkagi Eesti riigile nagu Eesti korvpallile on see nagu suur tunnustus ja selles mõttes on äge, et Eestis nagu saab seda kogeda, et suure tõenäosusega siin meie eluajal võib-olla ei näegi seda rohkem, et plus väga suur tõenäosus on, et ikkagi mõni väga suur staar tuleb Tallinnasse mängima. Plus jah, hetkel on Euroopa korvpallis nagu asjad päris hästi, et sul on põhimõtteliselt laias laastus maailma parimad korvpallurid, Wembanyama, Doncic, Giannis Antetokounmpo, et kui ta on ilmselt 4 aasta pärast võiks veel mängida, et kindlasti, et pigem nagu positiivne, aga nagu mingit megaerutust ei ole, kuna nagu sa mainisid juba, nende piletite pärast läheb kindlasti suureks võitluseks ja nagu sa mainisid, siis jääb ka üks korvpallireis ära suvel. Siin meil kommentaariumis ka öeldakse, et riigile ju kasulik, turistid toovad plekki korralikult siia. Ma muidugi ise mõtlen selle peale, et see alagrupi turniir, et me oleme... Oleneb, kes seal partneriteks tulevad. Jah, et kui me Milanos käisime, et siis peale Eesti fännide nagu ma nagu teisi fänne väga ei näinudki. Et eks me saame nüüd siin Lätis nagu üle vaadata, aga laias laastus on see, et okei, et kui partneriks saame kas Soome, Läti või Leedu, kelle ühe me suure tõenäosusega saame, siis okei, nemad täidavad selle 6-tonnise või nüüd Saku Suurel, mis nad teevad 7-tonniseks selle ära, aga seal jah, mingisugustel riikidel, Hispaaniatel, Prantsusmaadel ei pruugis laad. Oma kõik on selles mõttes selles mõttes mingi mõned saadad fännid ikka tulevad ja raha need jätavad, et see on nagu jah, kes hea, aga nagu suures plaanis see mingi riigi eelarvele või nagu midagi nagu erilist, see ei muuda riigi majanduslikku seisu, ma arvan. Aga positiivne ikka. No ideaalis oleks siis vaja, et tuleks et see partnerriik pluss siis üks lähinaabrusest veel, et siis oleks nagu nii-öelda 3 võistkonna mängud, kelle mängud võiksid justkui olla nagu peaaegu teist saalida. Aga okei, siin üldse Läti tuleb suht 90%. Eks oleneb, mis need potid on ja suure tõenäosusega ma arvan, et see Läti teema on need korvpalliliidud omavahel on ju, teeme isegi liigati koos. See muidugi matemaatiliselt võib nii olla, et kui sul Läti ja Leedu näiteks on ühes potis, et siis võib-olla matemaatiliselt on nagu targem see, et sa võtad ala mingi Islandi, kes reisib, kelle fännid reisivad või Rootsi, kelle fännid reisivad. Et Läti tuleb... Et siis Läti või Leedu tuleb nagu sealt potist, et mängid selle peale? No jah, näiteks. Oskar vana kämbler ikka. Ikka arvuta neid EV-si läbi. Aga okei. Jõuame siin nendest asjadest rääkida. Eile oli ka Euroopa liiga finaal. Inglismaa klubid mängisid, et kas Arsenali fännile jäi aega ka seda pusimist vaadata. Kahe peale üks hädine värav löödi. Inglismaa 16 ja 17. Tottenham oli, ütleme, edukam hooaeg kui Arsenalil. Võib seda julgelt väita? Ei. Loeme tiitleid. Millest me räägime? Kule CL-i poolfinaal, liigas teine... Kui praegu hetkel FA Cupi finaal oleks või mis iganes suva mingi, siis ma paneks Tottenhami peale. Seal on võitja materjal, see Arsenali sats, nad lihtsalt ei suuda võita. Mulle meeldib see Tottenhami peatreener Ranch, siis ta ütles hooaja alguses, et ta on alati võitnud teisel hooajal tiitlid ja siis naerdi välja nüüd mees võits tiitli ära, nüüd on need kõige külmemad editid mehe kohta, et see on ikkagi... Huvitav, et mulle üks Tottenhami fännist sõber ütles, et peaks olema suht Dan Dale, et ta saab säkki nagu... Ja võib-olla, ma olen ka lugenud. 17 kohta, et see on ka omapärane, aga vähemalt sai nagu ilusalt lõpetada. Ja Kane lahkus ja siis peale seda tuli ka tiitel kohe Tottenhamile, et... Paneme punktid kokku. No me räägime muidugi Euroopa liiga tiitlist. Kusjuures tegelikult ongi päris naljakas on see, et nüüd sellega, et Tottenham ja Manchester United Euroopa liiga finaalis mängisid. Mul on tunne, et selle Euroopa liiga finaali ümber oli seda ažotaaži rohkem kui siin Champions League otsustavates mängudes. Et igal pool kõik rääkisid, mille Eesti on täis mingid suvalisi Inglismaa klubide fänne. No Manchester United on alati... Ilmselt on siin fänne veel, kes on nugrutsevad sellele, et... Aga jah. Ei no,
oli, mis oli, aga sul, ma saan aru, kahju, et nagu Tottenham sai selle tiitli, aga samas Manu kaotas. Ja see oli nagu see mäng, et seal oli veits nagu, et kas mõlemad võiks kaotada, et aga noh, ei, selles mõttes tubli ja noh, huvitav näha, kuidas nad nagu järgmine aasta bounce back ivad, et tegelikult on nagu ülibrutal, kui sa ikka liigas jääd mingi 17. No Tottenham ka nii kehv tulemus, et no ma ei, jah. Ilmselt seal pannakse jälle paarsada milli auku ja vaadata, kuhu nagu. Mingi top 6 oots on mingi 2 või? Ei tea, jah. Aga kes Manul on väike upside veits suurem, aga mitte oluliselt. Ma ei tea, jah, see on, no neil on kindlasti fundingut rohkem ja aga no eks neis. No materjal tundub kehvem. Jah, pigem küll, jah. Aga eile oli veel ju sporti kõvasti. Eile oli, hakkasid NBA, ei hakanud, juba hakkasid varem, aga NBA konverentsi finaalid on ka alanud ja algas idakonverentsi finaal algas väga tuliselt, et seal tehti vist ajalugu comebacki suhtes. Terve see play-off on üks suur comeback olnud. Ühesõnaga Indiana Pacers sai esimese mängu kätte Halliburtoni imeviske kombel, tegi Reggie Milleri. Seal vist tuli mingi 14 punni olid viimase 5 minuti. Mingi, see oli isegi 3-40. Sa vist vaatasid mängu järgi, Kristjan? No ma vaatasin viimast veerandajaga ja lisaaega, aga no see oli NBA-s esimene comeback, kui sa oled 14 või rohkem punktiga kaotusseisus play-offides siis esimene, et see oli, ma täpselt seda minutit ei mäleta, aga ajalooline comeback ja no Pacers on siin 2 korda varem see aasta play-offis teinud Paxi vastu, nad tulid seal äkki, kui see Gary Trent tegi seal 2 palli kaotust viimase 30 sekundiga, nad viskasid äkki 9 punkti 30 sekundiga. No päris kurb, jah, päris kurb, jah. No see, et kõik on ühele satsile kukkunud. Plus siis see Halliburton ja see Cavsi vastu see vaba viskest game winner, kuna vabaka mööda pani. Et täiesti nagu siuke tunne, et no ilmselgelt ma ei usu sellistesse asjadesse, et siin on nagu mingi needus, aga see on nagu, nad on tõmmanud 3 siukest mingit 0,01% võitu ära. No ühe samas play-off run'is see nagu tundub mingi täiesti. Aga samal ajal tundub, et see Indiana ongi, ta on täiesti ikkagi maksimumi nagu. No ma ei tea, see 1.62. Cavsi nad panid ikkagi lõpuks väga kindlalt nagu viimases 2 mängus kinni, et Cavsil oli muidugi vigastus. No tol hetkel kõik mõned tagasi. Jah, okei, ilmselgelt seeria oli mõjutatud. No oli mõjutatud jah, aga kui me nüüd vaatame seda Knicksi tiimi, siis arvestades seal kõik mehed mängivad üle 40 minuti, siis ma arvan, et ootsin suht 50-50, et siin keegi Knicksi põhimeestest langeb ära, et ja Pacers. Sellest ootsid 1.62 Indiana to win series ja seeria võitja Knicks 2.35. No ma olen suur Knicksi heiter, selles mõttes. Mul on ka tunne, et sa ei suuda seda Knicksi ikka objektiivselt. Ei, mängivad hästi. Mul on Pacersi seeria võidu peal raha, mul on Pacersi, no enne seda mängu siis. Game ühes oli raha ja seeria handicap on ka Pacersi peal. Ma ei tea, ma arvan, Pacers on parem tiim ja. No lõpuks ilmselt tuleb võita ikkagi läänest, nii et vahet ei ole. No vaatame. Aga tegelikult me hakkame tänases saates rääkima ühest spordist, millest me ei ole päris ammu või kuidagi vähe räägime, et tegelikult me hakkame tennisest rääkima, sest Pariisi lahtised on meid ees ootamas. Et tegelikult tennis ju meil on, Discordis tennisemöll ikkagi käib ja meil nagu vaatajad tennist jagavad isegi paremini kui meie siin on ju, et või isegi kindlasti paremini kui meie siin. Et me ei ole ammu tennisest rääkida, aga iseenesest tennis ju, ma ei tea, Kristjan Andre oma kogemuselt, et kui me ikkagi räägime kihlveokontorites, kui me räägime turnoverist või rahast, mida panustatakse, korvpallist näiteks selgelt ees on ju, et võikski öelda, et äkki jalgpalli järel suuruselt tennissport? Suht kindlalt, ma arvan, ja pluss ta on jah nii nagu internatsionaalne ja ta on igas bookmakeris on ilmselt. Ja no mängud on hommikust õhtuni, volüümi on palju on ja laivis väga atraktiivne. Laivis on super atraktiivne. Põhimõtteliselt 24/7 ja laivis. Väga kiire on ju ka, et seal on hea nagu sellised game'i võitjad, see on selline gambling turg veits on ju, et. No igasugused hästi kiired ja fun'id marketid, et tennis on ultrapopulaarne, ma ise enne. Ei ole nagu sellele lainele kunagi sattunud, aga kui siin Kontaveid eestlased olid nagu tipus, siis vaatasin rohkem ja tegelikult eurosport on nagu alati näidanud nagu väiksest peale, ütleme. Ta on nagu saadaval, väga saadaval. Ta on nagu väga saadaval, et siis tegelikult ma nagu ajalooliselt ikkagi olen neid Grand Slamme just nagu vaadanud, et Wimbledoni eurosporti näite
et siis mul ongi nagu rohkem see French Open on meeles, et ma olen French Openit käinud ise ka koha peal vaatamas Djokovic'i asju, et ma olen kusjuures see on nagu minu nagu lemmik ka, kuna see liivamäng on nagu siin, ta on aeglasem mäng ja siis sul on nagu rohkem variatsiooni nagu punktides, et see on nagu minu lemmik, et ma arvan, et valisime hea asja, millest rääkida. Rääkides Djokovic'ist ja Pariisi lahtistest, mul on ka väiksest peale üks väike mälestus, et ma olin perega, olin Pariisis, aastat ei mäleta ja olin Hiltoni hotellis ja siis see oli veel aeg, kui Djokovic oli noor, ta ei olnud nagu veel nagu superkõva vend, onju. Ja siis olime oma hotellitoas ja vaatasime Djokovic'i mingi varase raundi mängu, onju, kordusest hommikul. Pariisi lahtised toimusid ja siis läksime foyeesse, hotelli foyeesse ja siis mul paps pani küünarnukiga, ütles, et kuule, et vaata, see on see vend, kes telekas just tennist mängis, et Djokovic oli seal hotelli foyees, aga ta ei olnud veel siis nii suur staar. Ja siis ütles, mine küsi autokraami, läksin oma katkise pastakaga kuhugi paberinusakale, küsisin autokraami. Mälestuseks hea, aga ma ei tea, kuhu see autokraam sai, et ei osanud ette näha seda Djokovic'i. Ilmselt nagu siin on ju viimasel ajal probleemiks tekkinud, et Oskar müüs selle maha kohe ja... Michael Scofield parandab, et Prantsusmaa lahtised, mitte Pariisi lahtised. Proovin seda viga mitte uuesti. Vabandust, Andre, segasin vahel, mis sa ütlesid? Et sa müüsid selle maha. Ei, ma ei müü maha, ma just kaotsin ära. Veisse 5 sotiga. Aga okei, ühesõnaga, meil tuleb täna tennisinimene saatesse, aga enne veel on meil vaja kõigile meenutada, et kell on 17.41 ja 18.30 on avatud selline asi nagu Coolbetimäe kuidas me siis ütleme, konkurss, loos, mis iganes, loos. Auhinnamäng, jah. Jah, meie armas sponsor Coolbet on pannud välja siis nagu tavaks saanud 500 eurot ühele vaatajale otse Coolbeti kontole. Selleks, et selle 500 euro nimel võistelda, me veel ei tea küll, mis võistlus on. Võib-olla uisutamine, võib-olla suusatamine. Igal juhul, selleks, et selles võistluses osaleda ja 500 eurot teenida, teil ei olegi vaja midagi muud teha, kui leida üles Petimäe Discordi kanal, sealt Coolbetimäe alarubriik, panna vähemalt üks 5-eurone panus Coolbetis, kus omapoolse selgitusega ja õnnelik võitja saab 500 eurot. Lisaks 2 parimat selgitust või kõige huvitavamat selgitust meie arust saavad 25 eurot Coolbeti kontole. Nii et tänud Coolbetile jällegi niisuguse mahlase auhinna eest ja teil on nüüd siin natukene üle 3 tunni aega veel osaleda. Aga seniks, kuni te seal Coolbetist otsite omale parajat panust, kutsume meie saatesse külalisi. Külaline. No nii, ja meil on hea meel tervitada stuudios tenniseeksperti Toomas Kuum. Tere tulemast saatesse. Tervist. No ma võib-olla alustuseks küsin, et enne kui me hakkame siin Pariisi lahtistest rääkima, et räägime natukene kiirelt ka Eesti tennise tervisest, et Anett Kontaveiti meil enam ei ole, Kanepit meil enam ei ole, Mark Lajal ka siin vaikselt tõuseb esile, aga Prantsusmaa lahtistele peale ei saanud, et võib-olla siis esimene küsimus, et kui suur pettumus see oli, et Lajal peale ei saanud ja kuidas sa üleüldiselt siis seda Eesti tennise tervist nüüd hindad, kui meie tublid tennisetüdrukud on ketsid varna pannud? Areenilt lahkunud nii-öelda. Kuigi Anett mängib Luksemburgis, aga see on selline rahaturniir vist, eks on ju. Et ütleme niimoodi, et kindlasti ei ole tegemist mingi madalseisuga. Kuigi selge see, et tenniseringkonna kuluaarides räägitakse erinevaid jutte, on väga suuri kriitikuid, on optimiste, arvamusi on nii-öelda seinast seina. Aga noh, Mark Lajal, ega tegelikult meie väikse riigi kohta, et ütleme mängija, kes on esi 200 sees, et see ei ole ju ka, ütleme, igapäevane asi. Aga mis oleme harjunud, et meil on ikkagi... No ja, sest top oli 100 sees ja kunagi oli seal võsand ja no, omal ajal võib-olla need edetabelid natuke teistmoodi olid, aga meil on mängijad küll olnud, kes on sellisel tasemel, kui me räägime meestest praegu alustuseks. Ja Klinka, kes momendil just mängib, eks on ju, tema on ju 400 sees. Ta võib seal ka natuke veel tõusta, et potentsiaali on. Aga võib-olla jah, et meeste tennises on nüüd Tsopi järel vahepeal oli natuke selline võib-olla vaiksem, kuigi Kristjan Tamm seal võitis paar ITF-i turniiri, aga eks need ITF-i turniirid on ma ei saa öelda, et nüüd see tase on niivõrd ühtlane. Aga nüüd, mis on nagu probleemiks võib-olla nendes, kes mängivad praegu rahvusvahelisel tuuril täiskasvanute seas, on see, et sul on väga raske mingitest nendest joontest nagu läbi murda. Ja tegelikult just Lajal on täpselt sellisel, et ta pääseb sinna kvalifikatsiooni ja seal sõltub palju ka loosist. Tegelikult tal ei olnudki kõige halvem loos, ütleme niimoodi, et see järgmine vastane mängitav ja kõik, et ütleme, tal oleks olnud võib-olla isegi variante, et sa saada sinna põhitabelisse. Ja samaga oli eelmisel Slami turniiril tegelikult, ta andis ju lahingu mängijale, kes jõudis pärast teise ringi.
aga lihtsalt seal on see niivõrdne heitlus ja see punkti skaala või kuidas punkte jagatakse, edetabeli punkte. Et kui sa saad näiteks võib-olla aastas 4-5 ATP turniiril seal jõuad mõne mängu võita, sa saad seal juba nii suur selle skoori neid punkte. Aga samas, kui sa mängid seal challengeridel, seal on ka erinevad muidugi need sõltuvad auhinnafondist. Et võt see on nagu see probleem, et sealt läbi murda ja lajal ongi tegelikult mõnes mõttes võib-olla tõesti väidetakse, et nagu justkui toppama jäänud, aga tahet tal on, trenni teeb kõvasti, õnneks selliseid suuri vigastusi ka ei ole, mis on tegelikult Eesti spordi üleüldiselt ja ka tennise võib-olla mingil määral probleem, sest Markus Mölder näiteks tal on ka praegu vigastuste küüsis. Ja võib-olla vahetevahel need mängijad, kes võiksid potentsiaalselt olla võib-olla seal 400 või vähemalt igal juhul nüüd mängutaseme arengu järgi, siis sageli valitakse haridustee. Ja see on tegelikult ka USA-s on hästi levinud ja võib-olla mõned 7 Euroopa riikides. Näiteks Prantsusmaal paljud tahavad oma kohalikku liigat mängida, neil on palju kasulikku. Ta mängib seal nädala lõppudes, teenib oma seal võib-olla paar tuhat eurot ja käib tööl. Ja sest et see on väga karm maailm. Hästi suured kulud ja tegelikult on nii öeldud, et esi100 mehed on need siis, kes siis nagu justkui teenivad. Okei, seal võivad mingid lepingud olla, pluss veel sponsorid, aga tegelikult ei ole see suur raha väga, mida see seal tagapool, ütleme esi100 tagapool teenib. Nii et tegelikult on seis selline suht nagu okei, aga võib-olla me oleme natuke ka ära hellitatud olnud on ju siin. Jaa, aga nüüd ma ütlen niimoodi, et mina usun ikkagi selles mõttes lajalist, et tema potentsiaal on küll esi100 ta võiks olla. Seda ma tahtsingi küsida, et mis sa arvad, mis seda nagu lagi on? Lage on väga raske määratleda, sest mõni mängija on hilisküps ka, eks on ju. Et eks tal on mingid elemente võib-olla natuke seda tennises on võib-olla see, et kellelgi on paar % kiirem löök või see tempo on kõvem ja seal on natuke vaja lisada võib-olla. Siis mulle meeldib see, et kui tal on hea hoog peal, siis näiteks ütleme tenniselemendina, ta läheb võrku päris hästi, seal tegelikult mängib. Mõni turniir jälle vaatad, kui tal on võib-olla mingi periood, kus tal ei ole see mänguvorm kõige parem, siis ta jääb nagu liiga kaitsesse mängima nagu kuidagi natuke võib-olla jääks passiivseks. Aga kui rääkida nüüd, jätkame siis nagu meeste ja poiste poolele, et ütleme järelkasvus, seal on meil mõned noored on, seal Ken Ink, Nikita Smirnov, seal on paar nime, aga kuhu nad nüüd lõpuks jõuavad, raske öelda. Meil oli ju väga suuri lootus Oliver Ojakäär osas, aga tema õpib praegu USA-s, läks üliga, tema valiski selle tee. Aga kuidas Eesti need noored tennisistid siis treenivad Eestis või on ka mingid noorelt välismaa variante, et siin teistel suurtel spordialadel on päris populaarne, et minnakse juba 14 või aastaselt kuhugi välismaa akadeemiasse. Öeldakse, et Eestis ei ole võimalik selleks tippsportlaseks just kasvada. Suurem konkurents ja nii edasi. Teeme niimoodi, et ma lähen sellele teemal korra peatun nagu naiste peal. Et ma endil, et siis seesama puudutab ju ka naiste tennist ja neidud ja tennist, et seal on meil päris hea seis justkui, vaadates perspektiivi, et Elisaveta Anikina on Euroopa juhtivaid mängijaid. Mis vanuse grupist on? No ta praegu on Eesti edetabelis on ta juba seal juba U16 ja U14, aga tegelikult on ta on nii noor. Ma võin praegu eksida, ta käib muidugi meie klubis treenimas kogu aeg. Aga praegu ta treenib näiteks, ma tean, Valeria Korlatšiga, kes on kogenud mängija juba üle 30, et praegu ta saab nagu head sparringut nii-öelda. Aga ühel hetkel, ma lõõgina meil tema käib oma tuuril mängimas ja ega nad ei saa niimoodi kokku, ei puutu. Et ma arvan, et nüüd me jõuamegi nüüd selle teemani, et järelkasvu ma korra puudutasin, et mingis vanuses, kui sa tahad nagu maailmast läbi lüüa, siis tundub niimoodi, et sa pead minema kuskil akadeemiasse. Et erand on ju mõnes mõttes ju meil ongi Kaia Kanep ja Anett Kontaveit. Vist Anett Kontaveit mingi lühike aeg seal vist äkki oli Belgias, seal midagi oli, aga ta ei olnud niimoodi, et mingis vanusest ja 3-4 aastat näiteks on seal akadeemias. Lajal on ju pikalt oli seal Muratoglu akadeemias Prantsusmaal. Elas seal ja treenis ja pani kogu aeg huvitavaid postitusi seal tennisereketiga basseinis joosti ringi ja mida iganes. Nii-öelda. Et ütleme, see on nagu ja Kristjan Tammi omale läks. Kohe peale seda ta nagu see tegelikult tulemused paranesid, aga kuskil on lagi ette tuldi, et Tammel on ka vigastust. See on just see treening kvaliteet ja see konkurents, mis seal nagu on, see viib edasi, et Eestis lihtsalt pole seda. Need akadeemiad siis nii-öelda, kas nad annavad mingisuguse nii-öelda stipendiumi või sa pead ise selle kinni maksma? Ei, no üldiselt sa pead ikka kinni maksma ja... Sinna kedagi nagu noort niimoodi ei kutsuta, et umbes tule meie akadeemiasse. No siis sa võiks tulema maailma mingi siuke... Ja sa pead olema nii, ja kuskil sinna üles väga kohe näevad juba 15 aastat, see ronib kuskile väga kõrgele. Et tegelikult jämedalt öeldakse niimoodi,
et ütleme, akadeemia on suur, seal on mängijaid palju, seal on mõned treenerid, kes tegelevad mitme, ütleme nii-öelda õpilasega siis. Ja tegelikult teatud kontingent maksab põhimõtteliselt kinni, et nüüd see nende tippudel oleks võib-olla parem, et tingimused, aga ütleme, et see raha liigub nii. Et tegelikult see mingisugune grupp siis maksab mõnes mõttes ositiga kinni nende samade kõige perspektiivkamate mängijate arengu, aga nii palju ütleme nagu summadest, et need on erinevad, aga üldiselt seal sama Murata Küla Akadeemia, nii palju kui mina tean, et nagu alla 80 000 aasta maksu see nagu väga vist ei saagi. See on päris suur summa ja tennis ongi vist üldiselt päris kallis sport. Jõukamate inimeste sport. No ütleme nii jah, ja siis teine variant, et kui on andekas mängija ja võib-olla vanematel ei ole paksu rahakotti, et siis keegi võib oma tiiva alla võtta või mida iganes, et see on ainus variant. Ütleme niimoodi, ilma rahata saab praktiliselt tennise, see ei ole võimalik. Sa mainisid ka, et need inimesed, kes siin nagu päriselt raha hakkavad teenima, on kuskil top 100, et ma ise olen ka kuulnud, et siin, kui sa oled siin 200-300 piiril, et sa reisid ise ülipalju, sa pead ise kõik katma ja treener võtab päris suure osa. Et paljudel isegi pole mitte kedagi kaasas, et nad teevad üksi, et nad üldse nii-öelda nulli tagasi jõuaks. Et sa pead suht stabiilselt hakkama siin challengeri levelil nagu mängima, ja tulemusi tegema, et see üldsegi oleks nii-öelda päris nagu amet, et muidu sa reaalselt teed tasuta. Ja me ei kujuta ette, me räägime, et oi, et näed alles 200, seal 190 või seal, et mis ei saa, miks ta ei saa kõrgemale, aga võtke nüüd kogu see, kui palju neid mängijaid on, et kui palju treenitakse, kus on traditsioonid kõvad, kuidas mis tingimused on loodud, sest ma mõtlen, Ameerika Ühendriikides on isegi niimoodi, et nende seenioride koondis, kui ta läheb, seenioride seal, need on kõik kinni plekitud seal, makstud tähendab. Eks see konkurents on tennises vist ikka nagu väga karm, et üksinda väljakul ka, et ma ühe töökaaslase käest küsisin, et või teiste käest ka, et meil oli siin korraga äkki 2 naist top 20-s, et mis on võimalus, et meil siin lähema 30 aasta jooksul jõuab üks mängija meestest või naistest top 20-st, nad arvasid, et 1%, et sisuliselt olemata, et see on nagu nii kuidagi nagu suur kokkusattumus, nagu sa ütlesid, siis nad veel laias laastus oma vahenditega kuidagi nagu pusisid sellisele tasemele, et see on kuidagi nagu natukene selle järgmise põlvkonna jaoks võib-olla natukene ära rikkunud, et rahvas ei hinda enam nagu keegi võidab siin mingi ITF ja kõigil on mingi, mis asi see on. Elu on üldse läinud ju selliseks, et on ju praegu lapsed sünnivad ja vaatavad, et juba seal võib-olla vanemad põlvkond jätavad seal, ma ei tea, korteri või midagi, et kõik on nagu harjunud, aga me mingil hetkel omal ajal kõik alustasid nagu nullist põhimõtteliselt, polnudki mitte midagi. Et eks ta nii on, jah. Muidugi teine asi, võib-olla selle Kanepi ja Kontaveidiga, et võib-olla see on nagu naiste konkurents, kas see nagu on ka nagu ajaga nagu ikkagi läinud tihedamaks? On, kindlasti. Aga samas nagu tennis, kui me mõtleme, me oleme rääkinud siin naiste sport versus meeste sport, siis ma väidaks, et nagu tennis kõikidest maailma sportidest on siis see, kus see nagu naiste pool on kõige nii-öelda tõsiselt võetavam. Kas ma, Kristjan, kirjutasid siis üksinda selle alla? No ma seda sõna võib-olla ei kasutaks, kuna ma ei ütleks, et muud võib-olla naiste spordid. Halb sõnavalik, aga... Ütleme, ta on jah nii-öelda populaarsuselt meeste spordile kõige lähemal. Pehmelt öeldud, muidu saate pahameele osaliseks. Aga ma ei tea, kas naiste... Ma saan aru, et meeste tennis on ikkagi nagu pügala võrra kõrgemal kui naiste tennis, aga nagu sa ei saa seda teiste spordialadega nagu võrrelda, et jalgpallid ja korvpallid ja seal on... No öeldakse, et naiste jalgpalli, aga muideks ma olen paar korda vaadanud naiste jalgpalli seal tipptasemel, päris naljakas mäng, ütleme. On küll, jah. Heas mõttes ma mõtlen, et seal on momente, kuna väravahi roll on seal nagu selles mõttes väiksem, et lihtsam on nagu väravat lüüa või kuidagi nii on, et võib päris põnev olla teil. Eliittasemel on okei, aga minu jaoks näiteks ma ütlen, miks ei ole nagu suur tennis huviline, on alati olnud ka naiste tennis huvitavam, kuna see on nagu, seal on pikemad pallivahetused üldiselt ja on sellised erinevaid momente rohkem, et meestes on nagu nii suur osakaal sellel esimesel servil, eriti no ütleme muruturniiridel. Või no see sõltub, see kõva katte on ka ju erinev, et mõni kõva katte on natuke aeglasem. Ma olen põhimõtteliselt selle eelmisega just sellel teemal väitega suhteliselt nõus, et tennises tõesti see on üks alasid, kus siis nagu ei ole seda nii suurt nagu jaotust või et nagu öeldakse, et on meeste maailm ja siis nagu kuidagi see nagu eraldi, et see ikkagi eksisteerib koos. Kuigi ma tean ka inimesi, kes ütlevad, et naiste tennis see nagu justkui ei ole midagi, aga sa panid väga õige selle pointi, et seal on ka need ütleme see kiiged või ütleme see mängu muutused ja just seesama mingi eduseisude maha mängimised ja kõik see psühholoogia on natuke ikkagi erinev
see tunnetus, mängutunnetus ja võib-olla servimurdel ei ole sageli teatud katted, eriti kui on veel aeglasemad katted, ei ole nii suur roll. Ettearvamatu ja see teeb ja see on üks argumente olnud. Ja tegelikult ma kujutan ette, et kuna me oleme selle tüüpi saates, et ütleme, et kui sa pead panustama, ütleme naiste tennisele, siis see on kindlasti, ma usun, et see on, ma ei tea, keegi teine on ka väitnud, et see on palju riskantsem või seal võib muutusi igasuguseid palju rohkem toimuda. Aga võib-olla lähmegi siis mul oleks üks asi veel, et siin me nagu korra mainisime seda Kontaveiti Kanepit, aga mul ei nagu alati selline tunne, et ikkagi seda inimesed ei saa aru, kui keeruline on nagu saada sinna tippu, et kui me siin räägime, et Kontaveit oli number 2 mängija maailmas, aga ikkagi, kui me nüüd räägime Kristjani võitmisest näiteks, tema ju seda ei teinud, et seal valiti mingisuguse nišala nagu umbes olümpiamedalist. Aasta parima sportlase valiti. Ja aasta parima sportlase. See on huvitav teema, jah. Sellepärast, et... Me oleme siin oma saates öelnud, et tegelikult see Kontaveidi top 10, see on nagu täiesti... Paljudes riikides seda poleks juhtunud, ta oleks 100% valitud parimaks. Seal oli see muidugi see nüanss, et ütleme vehklejaga oli tegemist, eks on ju. Et küsimus on selles, et nad said nagu tiimina said ja seal oli tõesti, kus seal üldse mingit küsimust, et noh, lihtsalt see tiimi kuld veel mängis sinna veel nagu juurde talle sinna mingi boonusena ja meil ei ole mõtet, ütleme konkreetselt siis sportlast nagu, no selles nagu alapoole. See ei ole tema süü. Kui Kontaveidil oli ka aastast nagu erinevad aastad, millal ta oleks võinud just edetabeli koha. Aga minu meelest on see nonsense, et mõnes mõttes, et Kontaveit pole kordagi olnud Eesti aasta naissportlane. Jah, sellepärast, et no kindlasti on ju kuskil vehklemises või V-motos või ükskõik. Eesti on siuke väga olümpiafookusega nagu riik olnud, et siin on nagu see, kui sul medalit ei ole, siis see VTA turniiri võit kuskil seal. No see on see profispordi teema, golf ja kõik sellised, ütleme, teist tüüpi alad, kus on siis, ütleme mingi profiboksija jõuab näiteks, ma ei tea, tiitlimatšini. Ütleme siin, no me näite, mis siis on? Ja ma olen sinuga nõus, jah, et Klaavan ka minu arust ei saanud väga palju mingit toetust, kuigi ta siin mingi hetk oli Liverpooli nii-öelda üks aeg oli põhimees, et sinna nagu saavutada, kui sa paned võrdlusse, on ikkagi täiesti teine konkurents ja tihedus. Tennise osas muidugi mõned toovad siukse väikse vastuargumendi, mitte nagu üldplaanis, aga ütlevad seda, et näed, tennises on nii palju turniire aastas ja ütleme, slämme on 4, et kui isegi ühes slämmis jõuab seal finaali või võidab ära, et tal on nii palju võimalusi, et ütleme selle samal, kes on olümpial, et ütleme, tal on nagu mingi et see on üks ainuke vastuväide, millele ma võiks natukenegi kuidagi õrnalt nagu alla kirjutada mingis mõttes, aga ja paljudel alad on siukse juhuslikkuse faktorit on ka päris palju, ütleme. Tennises kindlasti juhust ei saa olla, et kui sa tahad sellest lämmis, sa pead 7 mängu võitma, no seal ei saa mingit juhust. Jah, no kas või see ju vehklemine tegelikult seal on, nad panevad ühe päevaga või ma ei tea, seal on see põhimõtteliselt, kui sul on hea loos, sul on seal umbes see, et esimese mängu kahtad, sa oled kohe 32, saad mingi võidad 3 mängu, siis sa oled juba umbes 8. No Novosjolovil juhtus nii olümpial, ta oli kindel favoriit, tema üks põhikonkurent kukkus välja ja siis tal sattus ebamugav Ameerika vehkleja oligi ja oleks selle võitnud, ma arvan, oleks kullale läinud pärast Venezuela vehkleja võitis, nii et see on aga okei, räägime koefitsientidest ka natuke, et Martin aitab meil siin Pariisi lahtiste meeste otsid ette võtta, et Alcaraz on favoriit. Kust me võtame siit? Ma tahtsin kiiresti võrrelda. Alcaraz ja Sinner on siis selgelt nagu... Kus siis Djokovic'i ei ole või? Djokovic, meil on üks vaataja, meil on üks on neljas favoriit ja 12-kordsel saaks oma raha tagasi, kui Djokovic'i peale panustas, mis 3-6-5 ei võida. Ja meil oli vist üks ka 13, et meil oli üks vaataja küsimus ka minu meelest Djokovic'i kohta, et Toomas, et sinu siis arvamust Djokovic'i praegust sellest või kuidas, Kristjan, tahad sõnastada seda küsimust paremini? Ma küsiks, et kas ta suudab veel ühe slämmi võita, ilmselt Prantsuse lahtised on tal kõige keerulisem neist. Mängud on pikemad, liivakate, aeglasem, vanus. Jah, et kas... hetkel, mis ta seis on, mis ta siin turniiril võiks korraldada? Ma ei tea, ta täna ju mängib seda vist poolfinaali vist, jah? Või oli veerandfinaal? Ta mängis Šveitsis. Genfis. Homme veel kommenteerima, et äkki ma saan tema mängu kommenteerida. Et samas see slam on täiesti eriline turniir ja ma toon ühe niisuguse näite, võib-olla ta ei ole päris adekvaatne selle aasta numbri tulemustes, eelmise aasta olümpiamängud. Okei, seal oli lühem mänguformaat. See, mis ta seal korraldas, eks on ju, see oli ikka imeline tegelikult. Nii et ikkagi selline, ega praegu võib-olla kaotab seal kuskil, võib-olla isegi
ma ei ütle teadlikult, aga noh, ei pane kõike välja, see on niisugune kassi-hiire mäng. Et ütleme selge see, et teda nagu selles plaanis nagu maha kanda ei saa, et ta on ohtlik nagu nii kõigile. Aga ma arvan ka, et ikkagi see vanuse faktor, et see mõjutab palju ja muidugi praegu ütleme need, kes on ka seal koefitsientidega tipus, et ütleme, noh, neid võita, noh, et millega, et seal peab olema ka see moment, et kas siis Alcaraz või Sinner, et noh, neil on endal mingisugune, kas on, noh, ma arvan, et nii kui neil on ka väike mingi probleem või kuidagi halb päev. No, üks aasta, kui ma eksi 2 aastat tagasi äkki, kas Alcarazil oli krambid? See oli mentaalne probleem, kus ta ise tunnistas seda ja me ise vaatasime seda mängi, mõtlesime, et kuidas saab nagu, et ta ei olnud ju mingisuguses 5. setis kuskil, eks on ju. Et selles mõttes seal oli, ta ise tunnistas vist väidetavalt, kui ma mälu ei peta, et teda natuke see kõik on ju seotud organism, eks on ju, et kui sul on siin, noh, ütleme, sa oled kuidagi pingist, et mänguliselt oli ta tol hetkel ju üle ju tegelikult. No oli parem ikkagi Djokovicist, aga lihtsalt sisse lõi nagu krampidesse, aga hiljem ma pole väga seda probleemi näinud. Aga kas ma peaksin kommenteerima siis nende kahte? No ma mõtlengi näiteks, et Alcarazi kihlveokontorid hindavad, et tema võidu tõenäosus 40% ja Sinneril 35%. No mina paneksin ikkagi Alcarazi pea enda poole või no ütleme, oleks Alcarazi. Ma võib-olla küsiks niimoodi, et kas, no ma olen sellised nagu nii-öelda väited on läbi käinud, et laias lastus oleks päris suur pomm, kui need kaks ei kohtuks finaalis, et nõus. Nemad siis, nende vahel see ilmselt läheb jagamiseks ja noh, Alcaraz siis peaks olema väike favoriit, et võib-olla kes seal sa näed mingit musta hobust näiteks, et kes võiks Zverev ilmselgelt võiks nagu olla, aga no ja seal ega vaata, seal on see, et praegu ma vaatasin ka huvivärast natuke, ütleme, sorteerisin neid tulemusi, et ütleme, mis nagu tundub, et osad mängijad enam ei ole ka päris sellist jaotust, et ütleme, et puhas nagu liivas, pets ja sest Alcaraz mängib ju ka murul hästi, eks on ju, ja tegelikult noh, ütleme, võib-olla natuke Hardil on tal võib-olla natuke seal tagapool, aga no näiteks seesama Draper või no tema võitu ma mingil juhul ei usu, noh. Kuigi ta mulle väga meeldib, ta mäng ja kõik, aga see, et ta siin võib-olla mõnel turniiril on hästi liiva peal mänginud, ma siiski ei usu, see on ikka 5 parem. Me peame alati arvestama, et suurel slam'i turniiri ja tavaturniiri ka panustamisel seda nüanssi, noh, ma soovitan nagu inimestel nagu vaadata ja siis ütleme, kes on väga huvitatud sellest, siis ikkagi vaadake seda statistikat. Sa tunde järgi, kuidas sa ütled, kas see 5-mänguline setet, millist tüüpi mängeid või milliseid mängeid konkreetselt sa võiksid sa nagu soosida? No ikkagi samad esimest 2 ja see soosib liiva peal kindlasti liivaspetse, kes on harjunud pikki palli vahetuse pidama ja see sama see servi osakaal on seal väiksem, eks on ju. Kes on huvitav mängija muidugi, kes on praegu 19 vist maailmas, eks on ju, aga jooksu seda tabelis on ta ju kõrgem, on Jakub Mensik, alles 19-aastane Tšehh. Et ütleme, et aga kas ta see slam'i jaoks on ta vist veel natuke äkki toores, eks on ju. Aga seal on muidugi neid veel, seal võivad üllatada, ütleme mingites just esimeses kuskil ringides või kuskil teisel, 3. ringis see reaalne pilt, et kes on kuidas turniiriks valmis, et tavaliselt me oleme niimoodi jälginud, et ütleme, nüüd kui 4. ringi pääsenud on selgunud, siis sa saad juba nagu vähe konkreetsemalt nagu vaadata, et noh, juba oskad juba võib-olla täpsemini prognoosida. Sest ega sama Musetti ja need itaallased on seal, ütleme, nad võivad selle ühe mängu, sageli on ju niimoodi, et ühe mängu mängib super keegi nendest seal taga ja lülitab kellegi asetatud mängija välja, aga järgmine mäng on ta täiesti kaotab ilmselgelt nagu noh, paberit järgi nõrgemale mängile. Meeste puhul on ikkagi, ma ütlen ka, et ikka suht ime, kui need 2 meest ei ole finaalis. Nüüd, kui need omavahelist asja vaadata, siis tegelikult ju Alcaraz peaks juhtima 8-4 mängudega ja kõik viimased 4 mängu on minu teada võitnud. Et justkui selle järgi võiks nagu jõudude vahekord isegi veel rohkem Alcarazi kasuks olla. Jah, justkui jah. Ja ikkagi just see kate, aga noh. Kuulbet on siin ka top price, kui me eksi 2-4, et 3-6-5 ongi Alcaraz natukene 2-25. Ma ei ole kõik läbi. Aga siin mina ütlen ka natuke sõltub sellest, kuidas neil eelnevad mängud. Meil just eile oli ühe treeneriga juttu, ma ütlesin, et noh, et vaata üks poolfinaal on varem, teine hiljem. Noh, et ta ütlesin, noh, see on see mõni tund, aga kui see teine poolfinaal on näiteks, ma ei tea, 5 tundi. Teine see jälle kergelt on ju seal, ma ei tea, 3 tunniga hakkama. Seal vahest jah, slammid, nagu sa ütlesid, need on nii pikad, et oleneb, kuidas sul need eelmised mängud ka nagu lähevad. Ja võib-olla on väike seal kuskilt annab mingit väikest valulist tunde, me ei pruugi teadagi seda. Aga üldiselt on niimoodi, et tasub vaadata inimestel ka seda eelnevat mänge jälgida, et kuidas need meditsiinilisi pause võetakse või asju, et tegelikult kui mängija on juba mitmes mängus võtnud ja natuke kuidagi kriipsutab nägu, kuigi on võitnud, seal on võib-olla võidusoonel, et neid nüansse ka, sest tegelikult tipptasemel sul piisab natukenegi mingi häirivast
sellest faktorist või mis segab sul mängimist ja need on nii võrdsed mehed, et ja Sinneri šanss on mõnes mõttes just, et mulle tundub lihtsalt, et võib-olla kui see mäng läheb sellise 2 varianti, et ütleme, kui Sinner on täiesti niimoodi, et läheb nagu traktor, mängib, ütleme, aga Alcaraz ei lase tal seda, et Alcaraz muudab mängu, ta miksib mängu, ta ei ole see mäng ühtemoodi, et ta võib ka seal, no ütleme, ta on mitmekülgne mängumees, et võt see on üks minu jaoks nagu küsimärk, et kui näiteks nad on finaalis ja on tõesti selline 5-setine lahing, et mis siis saab, et ma arvan, seal hakkab füüsis hästi palju lugema ikkagi seesama jutt, mis me enne rääkisime. Aga kas võib-olla, kui sa, võib-olla Kristjan liigutab natukene siin alumise nimesid, okei, neid asju ei saa võib-olla siin outright siis realiseerida, aga nagu see turniiri jooksul on ju, et kui tulevad nii-öelda kihlveokontorid välja mingite konkreetsete match-upidega. Eks sa saad tänapäeval, sa saad panustada, kas keegi jõuab vähemalt teise ringi, 3. ringi, mis iganes. No see oleneb muidugi nii palju loosist, eks. Kahjuks meil praegu seda tabelit ei ole ja seal on üks nüanssi, et kes kuidas on seesama see head-to-head nii-öelda, kes kuidas on mänginud. Sellepärast, et ma ütlen see edetabeli koht, et kui üks on 21 ja vastane on 42. No ma tahtsingi jõuda sellise küsimusele, et kas sa võib-olla oskad välja tuua mingisuguseid huvitavaid paare, mis võivad tekkida, kus siis näiteks justkui edetabeli koha järgi, justkui kihlveokontorite järgi võiks olla paremus selgelt ühel pool, aga ütleme nii, et on kas statistiliselt, ajalooliselt, mängutüübilt ebamugav vastane, kus sa võiksid nagu oodata üllatusi. No ütleme, et mingisugune nõrgem mängija kohtub mingi tugeva mängija, kus siis kas mingi stiililine kattuvus, mis võib teha ebamugavaks. Mul on praegu nagu raske tuua, ma tooksin võib-olla, seal on nii palju neid mängijaid, eks prantslased on seal, võivad kodupubliku ees, need Filsid ja kes seal kõik on, võivad ka ju mõnes mängus üllatada, aga ma ütlen, väga raske on niimoodi öelda, sellepärast, et ma ütlen, et see on ja kui see per mäng on ju see ennustamine käib, no seal saab ju mängu jooksul ka veel, eks on ju vaadata, nagu ma ütlen, seal situatsioonid on tavaliselt 0-2 väga tihti ei tulda välja, kui settidega ollakse taga, eks on ju, siis lihtsalt seal on, sa võid võita hästi palju, eks on ju tegelikult, kui panustad ja et ma ei ole niimoodi tuua, need mõned nimed, mis ma nimetasin, ütleme, et mu seti on küll suht kõrgel, eks on ju, aga ohtlik vastane, näiteks Cherundolo, eks on ju, üks aasta vist oli veerandis seal. Ma ei mäleta, kes mängis mitte Ruune või Ruudi vastu, mul ei tule nüüd meelde, oli 2 aastat tagasi vist. Et sellised üllatajad olemas, aga mis otsustab kaasaja tennises ikkagi üllatada pigem see, kes on selline, näiteks Alex de Minaur, jookseb, võitleb kõik, ta võib seal mingi tüüpi mängijat isegi alistada. Äkki võidab näiteks, ütleme Zverevi, aga see jääb ta laeks. No ta ei võida seda slämmi. Ja ma võin öelda, et kui ta kuskil väga kaugel faasi või siis tuleb keegi jõulise mängija, kes lihtsalt surub nurka, nii et seetõttu on see liivatennis, miks nüüd need, ütleme sellised, miks ma ütlen, et enam ei saa nii jaotada, sest et tennis on läinud nii füüsiliseks, et seesama Draper kõik, et ütleme, kui oleks mul keegi küsinud võib 2 aastat tagasi, et nad on kõik seal 22-23 aastat, mis on huvitav fakt tegelikult, kui sa vaatad seal seda tippu, nad on kõik enam-vähem ühes selles vanuses. Uus generatsioon. Ja, et see teebki muidugi seda huvitavaks, et kuigi justkui Sinner ja Alcaraz oli ka mõna periood, et nagu valitsevad ja Zverev, ütleme seal, Zverev on vanem, 28 peaks olema, siis tegelikult selles mõttes, et kui nüüd keegi päris eest ära ei lähe, on ju, üks mängija näiteks, et siis on see konkurents hästi tihe. Zvereviga seoses tegelikult meil on üks vaataja küsimus ka, et küsitakse, et nagu sa ütlesid, et vanus hakkab, kas siis peale tulema, aga nagu veits varem, et kas on üldse oodata, et sealt mõni tiitel ära ka tuleb? Ma nüüd ei ikka nime ütle, ma võin tsiteerida ühte treenerit, kes ütleb niimoodi, et eks ta on podcastides selle välja, et Zverev ei võida mitte kunagi suure slam'i turniiri. Kas sa nõustud sellega? Mul oleks hea meel, kui ta võidaks, punkt 1. Ja muidugi see kuulus, või mis kuulus, mitte mängu kvaliteedi mõttes, kui Dominic Thiem võitis, see oli ju, ütleme, üks kõige võib-olla, kui teha, nagu see filmitööstus antakse need, ma ei mäleta, mis see auhinnad on, et mingid need tomatid või mis need olid, et mingi ebaõnnestunud film on ju, mingi kuulus režissöör on teinud ja siis ütleme, see on selline finaal, kus topeltvead ja ma ei tea, mingi kuidagi seda mängu nagu ei olnud, mängu nagu ei, ta oli põnev ühtepidi, aga et see oli tema väga hea šanss ja tegelikult mõnes mõttes ütleme, kuigi Djokovic ka siin vahepeal oli nagu ikkagi nagu justkui kontrollis olukord, et mul on tunne, et ta nagu mitte nüüd ära kasutanud, aga ütleme, et jah, ta nagu ei kasutanud mängijana seda ühte, seal hästi kerge vaakum oli võib-olla, et okei, Sinner juba tuli peale, Alcaraz, et nagu seda vaakumit, nüüd on tal seda raskem teha, kuigi ta on muutnud oma mängu
noh, ta seal mõnedel turniiril rõhutatakse, et ta seal tennise element, et ta tõrjub lähemalt või ütleme, lööb sealt rohkem taga, läheb sisse vahest, noh, kõik niisugused mingid nüansid, et noh, kuidagi muuta oma mängu efektiivseks, aga noh, vahest nagu tagakäsi välja tuleb, see on nagu täiesti nagu tundub, et nagu maailma parim ja no, mingid elemendid vahest. Aga mul on tunne, et tal on see on paranenud kõvasti, aga see mentaalne, see kuskil ja see 5-setised mängud ikkagi võib-olla pikka kasvu mänge ja hea meel, kui võidaks, aga keeruline, ülikeeruline. Üks küsimus, et kui keegi peaks näiteks ütlema Alcarazi, ma saan aru, et see võib-olla võib pigem sõltuda Alcarazist ja Sinnerist endast, et nad annavad. Aga kui sa valiksid ühe mängija, kes võiks nii-öelda alistada need, et kas on see Djokovic või on see pigem mingi noorem nii-öelda üllataja? Mõned vaatajad on välja toonud nimesi ka, et kus... Oleks huvitav kuulda mind. Meil on üks suur... Trapper, Musetti olid no, me oleme maininud neid. Ja siuksed no Musetti ja Musetti on ka tegelikult vaatad, et seal ka eri katetel võib siiski mängida. Sest Reiperi probleem, noh, kui sa vaatad statistiliselt, ta on ainult 2 korda põhitabelis olnud, on ju, noh, ta on noor mängija, aga French Openil, aga ta on mõlemad esimese ringis kaotanud, eks, on ju. Et ma nagu ei, ta võib, ma räägin, ta on seda tüüpi mängija, et see liiva peal, et ta võib ühe mängu seal kellegi välja lülitada, aga just... See tundub päris suur nagu edasiminek, kui ta pole kunagi esimesest raundist edasi saanud. Et nüüd ta ei ole palju mänginud, ütleme. Kuskil, ma saan aru, aga ikkagi, et kuskil seal veerandis üldse sinna jõuda ja siis veel seal lõpuks nagu mängida. Miks on seda raskem suures lämmis, sest ma räägin, seal on see formaat, teine asi, kui nüüd tuleb see kogenum vend, on Fissi vaatasime, on ju, nüüd viimast turniirid. Ta on seal jõudnud juba ka päris justkui kaugel, tal on see füüsiliselt lihtsalt ei ole vastu pidanud. Et kuskil nagu väsib ära, aga tegelikult näed, slämmil võib ka kuskil sinna jõuda. Eks slämmil ongi see, et need natukene siis ütleme siis need outsiderid, nendel on ka enamasti need esimesed voorud raskemad. Neil tuleb raskemalt, nad peavad kogu aeg rohkem pingutama, samal ajal kui see on võib-olla see Sinner lükkab oma neid 3-0 ja siis kui nad sinna poolfinaalis lõpuks omavahel kohtuvad, siis tal on juba selle pealt ka eelis, pluss ta niikuinii on nagu natuke tugevam mäng. No samas sellisel nii-öelda potentsiaalselt üllatajatel, nagu ma ütlesin, et vahest iga turniir reeglina on mingisugune et kuskil ikkagi nagu üllatab, võib-olla tuleb mingi uus nimi. Näiteks üks nimi, ma korra segan vahele, Holger Ruun või kuidas ta... Ruune, kuidas ta tähendaks. Kuidas seal... Et siin justkui, et nii-öelda väga suure potentsiaaliga mängijaga on küsitud just, et millist potentsiaali sa just näed nagu nüüd. Potentsiaal on väga hea. Aga just nagu sellel, just nagu praegu nüüd Pariisi lahtistel. Ei, tema võib ka väga kaugele jõuda. Aga tema puhul see on paranenud see olukord. Minu meelest seal on see puhtalt psühholoogia teema hästi paljuski. Kuidas ta suudab oma emotsioone talitseda ja keskenduda ja kas ta suudab mitu mängu ja terve mängu nii-öelda selle ühtlaselt, et ega ta on ju supermängija näidanud. Ka see aasta ta on võimeline põhimõtteliselt ju tegelikult ta on võimeline ka võitma seda esikaksikut, et tegelikult see on see mängumees, kes võib nagu tulistada ja kui sa küsid, et kes võib nagu tõesti nendest mitte päris siis nagu nelikust või Djokovic ma ikkagi jätaksin võib-olla isegi välja sellest kolmikust, et Ruune on väga ohtlik vastane kindlasti. Kasper Ruud näiteks on selline, temal on ka, see on minu arvamus, et siin me oleme vaielnud, et minu arust ta on ka see, mitte et tal seda killer instinkti nagu ei oleks, aga ta ikkagi on siuke nice guy. Et selles mõttes, kui annab intervjuusid ja kõik, ta on hästi viisakas ja kõik, et kuidagi see, ma ei ütle, et teised on ebaviisakad, aga kuskil on see, minust mul on Erki Noolega vahest rääkinud. Mingit nahaalsust on vaja. No jah, ma tean, et ta on vastu, sellepärast saanud ka vastu nagu nips umbes, et mis sa räägid, et ta ütles, et tippsport on, tennis on natuke, võib-olla isegi sotsiaalsem, võib-olla kui mõnest muust alast, mida iganes, aga nad on konkurendid, nad teevad ju sageli kõik omavahel ju soojendust ju. Ma olen tihti ju turniiris vaatad samad mängijad satuvad pärast, ütleme tabelis paar päeva hiljem mängivad oma ja siis nagu keegi nagu isegi seal vaatavad niimoodi nagu tõelised konkurendid, aga tegelikult teevad trenni ja pole hullu. Korraks hüppan tagasi akadeemiate juurde veel. Mul tuli ütlemata, milles ongi akadeemiate tugevus, et seal on eri tasemel palju mängijaid ja just seesama sparringupartneri, sest ajal on ju mänginud nii näiteks Medvedev muuseas, kes on täitsa allakäigud reppeks, on ju. Ta on mänginud ja ta on ka Djokovic'iga isegi vist minu mänginud ja rääkima Šapovalov, kes on ka kuidagi pendeldama hakanud, kuigi varem mingi aeg loodeti temast, et ta võib ka olla seal päris absoluutses tipus. Et see on see moment, sa saad seda natuke seda nagu lõhna või maitset tundena.
et see on see, et noh, nimetasin korra neid noori mängijaid, siis nendel on noh, sa lihtsalt tõenäoliselt ei saa muud moodi, et kuskil see 14, 15 või isegi 16, ma olen peaaegu kindel, et võib-olla ma nüüd siin ületan volitusi, eks on ju, mulle tundub, et näiteks Elizaveta Aniki, nagu ta niimoodi jätkab, siis ma arvan, et ta võib-olla lõpuks lähebki kuskil akadeemiasse. Kuhu, seda me ei tea. Aga võib-olla siit ongi võib-olla hea üle minna naiste tennisele, et ma arvan, et kõik on nõus, et kui seal meeste tennises, ma arvan, neid finaliste suure tõenäosusega me teame ette, et asju võib juhtuda, aga suure tõenäosusega teeme ette, siis ma arvan, et naiste tennises Pariisi lahtistel on see asi oluliselt lahtisem, kui sa oled mulle Toomas nõus. Täielik rosolje. Täielik rosolje, nagu sa ütlesid, et võib-olla Martin aitab jälle meil suure reklaanile ette panna, et siin on siis Sabalenka on favoriidiks, 3,5 on koefitsient, aga siin ütleme nii, et on need otsid palju tihedamad. Kas sa oled Sabalenka? Pigem on ikkagi 2 favoriit ja siis on no ja Sviantek on teine, eks on ju. Ta on nagu ikkagi, ta on ju seal väga edukas olnud ja ta on hea taktik ja Sabalenka muuseas, miks ta, ma arvan, on nüüd ütleme siin viimasel perioodil on suhteliselt ikkagi niimoodi domineeriv mängija, küll mitte päris nüüd võib-olla nüüd viimase võib-olla siin kuu ja nädalate jooksul on näha, et see ei pruugi nii, vahepeal hakkas tunduma, et ta hakkab juba täiesti nagu võtab täiesti ohjad, sest ta on ka tegelikult muutunud natuke oma mängu mitmekülgsemaks ja nagu suudab oma emotsioone natuke nagu talitseda, aga Sviantek kuidagi on jah, tal on väga ebastabiilne ja mina arvan, et seal on ikkagi põhiasi, ükskõik sul võib isegi väike vigastus olla, ma ütlen, vigastused tulevad ka sageli seotuvalt mentaalsest seisundist tegelikult ja seal on nagu see probleem, ma arvan. Aga kuidas sul on nagu mingi isiklikud sümpaatiad ka nagu tennis? Coco Gaufi tahaks küll, ütleme, keda me, ütleme, kui praegu me hüppame võib-olla jah, sest esikahest praegu nagu natuke allapoole, siis noh, minu meelest on see just Coco Gauf on ka võimeline seal, ütleme, võitma, aga mis on nagu liivatennis omapära, mäletan paar aastat tagasi, kui Barbara Krejcikova võitis, eks on ju. Väga tark mängija ja ta ikkagi tulistas niimoodi nagu üllatas või kas või see, ütleme, Pauliini, kes on nüüd nagu ikkagi nagu juba stabiilselt seal ette jäänud, et see oli ka ju mingil määral üllatus, eks on ju, et kust see mängija nüüd tuli ja tulemused räägivad sellest, et tema Sheng, ütleme, kui praegu ennustamine, loomulikult juba lihtne on öelda, et Sabalenka ikka, küll ta siis lämmiks, kokku on võimas, nii edasi ja ütleme, et keegi ütleb, 50% võidab. Mina ei ole nii kindel selles. Et ütleme, naiste tennis on, kui praegusel hetkel peaks panema, ma alati vaatan, ütleme, mis on minu arvamus, ütleme, ennustamise puhul, et kui sa ei pane suurte panustega, eks on ju nii, võib-olla inimesed, et vahest panusta siis nii-öelda selle mängija peale, kes ei ole su lemmik võib-olla, aga keda sa eeldad võitjaks, et kui sa isegi raha natukene kaotad, siis vähemalt su lemmik ju kauge, aga okei, see ei ole nüüd nagu soovitus, aga see on klassikaline lähenemine, jah. See on niisugune win-win. Siis on pinge sul on nagu, sa just elad mõlemi poolt elad kaasa, see on huvitav. Siin meil üks vaataja tõi välja näiteks sellise, kui me meestes üritasime leida nagu mingisuguseid huvitavaid match-up'e, siis vastasseise nii-öelda, siis Sviatek ja Ostapenko on ju, et siin, kui ma ei eksi, siis 6-0. Jah, just, et kõik on ühele poole, ehk siis Ostapenko poole läinud, kelle siis võidukoefitsient näiteks on 31, et nagu väga kihlveokontorid selgelt hindavad Sviateki suureks favoriidiks, et kas see on natuke anomaalia see statistika või kuidas? Ta on selles mõttes, võib-olla mõnes mõttes anomaalia, et tundub ebaloogiline, eks on ju. Aga kindlasti ma olen 100% kindel, et Sviantek, kui ta, ütleme, ega ta ei tahaks Ostapenkoga kohtuda. See peab psühholoogiline ka, see peab ju olema midagi. Ja see ongi tennis üks spetsiifika, et ja ma ei taha jällegi liiga teha, aga ma tunnen niisugune tunne, et nagu naiste mängus see psühholoogiline pool nagu maksab ka natuke rohkem. Võib-olla jah, see kõikumise meestel võib olla lihtsalt see, et mõni läheb platsile, ta ei usu oma võitu, eks on ju, üldse potentsiaalse võitu, et see võib olla siin, ma arvan, ei ole küsimus selles, et Sviantek näiteks ei usuks, et ta võib Ostapenkot võita, selles ei ole üldse küsimus. Aga seal on mängustiil, üks tunneb ennast väga kindlalt ja kuidagi, Ostapenko me teame hästi, ka on emotsionaalne, ütleme, selline mängija. Sviantek on ikkagi väga selline ikkagi hoiab ennast vaos. Tal on minu arust isegi PR-nõuste, kõik see masina värk ja Ostapenkol ma ei usu, et tal on ja ma tahan seda öelda, et seal on see, et tal on vaja ükskord, ütleme, kui Svianteki seisukord vaadata, tal on vaja see üks võit ära võtta.
ja muidugi näiteks Prantsusmaa lahtised oleks kõige ideaalsem koht. Ja koht, kus seda teha. Kui ta nüüd saab selle esimese võidu kätte, sageli on nii, et siis see jää nagu läheb liikus, sest et mul on ikka klassikast meeles see 20 aastat tagasi oli selline mängija või natuke rohkemgi isegi, oli Fabrice Santoro, kes oli Marat Safin ja seal ja ka Federer algul esimest aastat nägi nii suurt vaeva ja kui keegi vaataks ta mängu, soovitan vaadata võib-olla nii huvi pärast juhtub. Mis asi see on, et kuidas üldse see nagu tundub võimatu, eks on ju. Aga nii on, et on mingid teatud, mina ei ole mingi, ütleme selles mõttes nagu mängumees, aga mul on endal täpselt sama. See Ostapenko, ma ei tea, mul on nagu mulje, et see Ostapenko muidugi ta nagu terve turniiri. See kvaliteet ongi tal see, et ta võib heal päeval võita sul maailma number 1, aga ta võib seal ka maailma 80-ndale nagu kaotada, et ta on päris siuke ebastabiilne mäng. Ja seda just oleme siin nagu arutanud, et ütleme, jah, ta võitis korra, siis muidugi Halep toona finaalis kindlasti alahindas teda mingil määral ja see vist 3-setine finaal oli tookord, kui Ostapenko võitis selle tiitli. Et ma ka selles mõttes, et turniiri võitu mina küll ei näe, jah. Aga kui ma mõnest räägin ikka sellest samast match-upist Ostapenko ja Sviatek, et kui nad viimati mängisid, siis see ei olnud üldse ammu, aprillis ja oli ka liiva peal, eks ole? Stuttgardis, jah. Ja siis hindasid kihlvekontorid Ostapenko nagu võidu tõenäosust, see koefitsient oli vist umbes 3,5, natuke alla 30%. Ja kui sa nüüd mõtled, praegu nüüd mängiksid, et oletame, et nad on mõlemad enne üksteisega kohtumist võrdlemisi et kellele ma panustaksin selles? Midagi panustamises, aga mis sa ütleksid see protsent? Ütled protsentides näiteks, et kuidas sa nagu paneksid? Ma ütlen kõige nõmedama vastuse, 50-50. Aga 50-50, ehk siis kui sa nagu saaks, ütleme, et kui sa arvad, et kui kihlvekontorid hindavad, ütleme 30% juures seda, siis ta on alahinnatud Ostapenko Sviateki vastu? No ma ei ütleks, et nad võtavad lihtsalt selle aluseks, ma arvan, miks nad nii panevad, et Sviatek on just, et ikkagi ta on ikka seda tüüpi mängija, kes ikka slammiks kindlasti valmistub. Isegi see 50-50 oli mul julgelt pakutud. Ütleme nii, kui päris loogika nagu kõik võtta ja nagu senine, ütleme, ikkagi Sviatekil ma paneksin natuke rohkem tegelikult, oleme ausad. Aga kas 70-30, ma ei tea, kas nii palju, aga jällegi, et tavaturniir, no kindlasti ma ei paneks, praegu oleks mingi väiksem turniir, eks on ju. No ma isegi ütleksin ka, ma paneksin isegi natuke rohkem õppis Ostapenkole. Tegelikult. Aga Slamil on ikka eriline. Esiteks nad mängivad kindlasti pea väljakul. Ostapenko seda võib-olla väga ei põe. Eks on ju, et mõni mängija, kes pole eriti mänginud, Lajal hea näide eelmine aasta Wimbledonis ikkagi tundis ennast suhteliselt hästi seal platsil, eks on ju. Mida paljud kartsid, et sa lihtsalt põled läbi seal kuidagi ja sa ei suuda keskenduda. Et seda probleemi tal ei ole, aga ma ütlen, see Slami moment on kindlasti oluline faktor. On teatud mängijad, kes ei või, näiteks on Chabert. Nüüd on täitsa nagu kadunud põhimõtteliselt pillilt, võib nii öelda, et tema just kui ta mängis Anetiga, siis seda Aneti nagu karjääri viimast mängu. Me ka arutasime, et tegelikult kahju, et see on tennisist, kes oleks võinud ka ühe Slami näiteks võita. Aga me mõtlesime, et kas see on üldse võimalik veel, hiljem. Ja me jõudsime seisukohalt, et ei ole, et suht tõenäosus on praktiliselt minimaalne üldse, nulli lähedale. Et on teatud mängijad, kes lihtsalt ma ei tea, siin on enamus. Kui see nagu langus sul tuleb, et siis sealt august nagu välja ronida, see on pigem haruldane, et aga siin on näiteks, ütleme, sellised mängid nagu Anissimova, siis oli see oli vist 2 aastat tagasi Wimbledonis. Vist mitte eelmine, jah, 12, või nüüd on juba 2 põhimõtteliselt. Et kui Kenin võitis avaringis, vist võitis, kes äkki Kaufi või kedagi, või mingi siuke mäng oli. Ma võin eksida nüüd, aga Kenin võitis, kes oli vahepeal ka täitsa kadus ära, siis ta oli maailma tipus ja mängis siukse mängu ja paljud hindasid seda võib-olla turniiri vaata, et peaaegu et parimaks mänguks ja see oli avaringi mäng. Loos viis kohe kokku. Vaat see on see sama moment ja siin on ka sellised mängijad, need saavad asetusi siin enamus, aga ütleme. Naistes on, ma ei tea, päris mitmed siuksed mängijad, kes on nagu üks hetk nagu võitnud, aga siis ära kadunud. Täielikult. Raducanu, eks ole, jah, et sama see Kenin, eks ole, et ta nagu mingil määral tuli tagasi, aga samas ta pole ikkagi ju maailma, ta ei ole enam top 10-sse jõudnud. Ja ta on täiesti niimoodi, ma räägin, ta võib ühe mängu ja seal mängida ja mängib. See on huvitav, et kummal siis näiteks oli, ütleme, kui Kenin praegu lõpetab karjääri, kas tal oli parem karjäär kui Kontaveidi.
no kuidas sa hindad seda? Noh, ajalooliselt võib-olla ikkagi nii pannakse ikkagi vist ikkagi. No see Grand Slami võitjad kõik mäletavad, keegi ei mäleta seda, et sa olid korra teisel kohal. Aga kui sa võtad sellest aspektist, et USA-s, eks on ju, noh, neid on nii palju seal neid võitjaid. Selles mõttes nagu kumb on nagu selles mõttes nagu noh, teatud mõttes nagu suurkuju. Siis Anett on ikkagi oma riigis on noh, ta isiklik karjäär küll, aga ma mõtlen, ütleme selle keskmisele objektiivselt mingi. Jaa, see ei ole loomulikult. Ajalugu mäletab võitjaid selles mõttes. Jaa, see on karm. Ja näiteks ütleme me noh, seesama Zverevil on 3 finaali on ju kõik okei, ta on pikalt karjäär ja ütleme aga tegelikult ütleme 100 aasta pärast noh, ma ei tea. Ma arvan, et kui sa küsid ju mänge enda käest ka ütleme, et kas sa jõuad 5 korda finaali või sa saad 1 korra slam'i on ju, siis see. Ta valib selle võidu. No muidugi jah, et see on reaalsus lihtsalt. Kas Vondrussov on ka kindlasti finaalis mänginud, ta võitis, on võitnud? Ei, ta minu arust, kas ta ei kaotanud see võitis, issand jumal, mul enam neid. Ei, see ma lihtsalt vaatan lihtsalt, et meestes on sul seal mingid noored tegijad. Siin on mingid vanad. Naistest sa vaatad, et siin on nagu hunnik nagu võite. Vondrussova võitis ju Wimbledonis. Aga finaalis on ta kindlasti olnud Prantsusmaa lahti. See oli muuseas too aasta vist, kui ta mängis, kui ma ei eksi, Kanepiga vist. Kus oli hästi palav ilm ja see oli täiesti nagu ebaõnne. Me vaatasime tabelit, et Kaia võib finaali rahulikult läbi. Tal olid suhteliselt võrdsed mängud. Jälle Pariisis, noh vist järgmine nädal on ennustus suhteliselt soe, aga vahest on seal 14 kraadi olnud sel ajal ja siis mõnikord on 30 kraadi, eks on ju, et seal on neid faktoreid on palju, kuidas kellele need mõjuvad. Ja no naiste tennisele, eks noh, jah, naiste ütleme kogu see mentaalne seisund, see võib nii erineda päevadel, mida iganes. No. Eks nagu naistel on, et see on volatiilsem, me oleme rääkinud, aga noh, ilmselt kui me kuskilt luuavaares pauku oodata, siis pigem ikkagi mõned noored mängijad. Noored Fuhritovad ja siis on need, noh, ütleme siis. Mõtlegi, kui sa peaksid nüüd ühe niisuguse noorema mängija välja valima, kellelt võiks seda nagu pauku oodata, siis. Ei no ta ei ole nüüd enam ju tagasuguli, kõik need Mirra Andreevad ja, aga. No Andreeva muidugi siin päris, ta on 4. favorit. Aga Pauliini oleks muidugi 17 juba, et ta just, kas ta võitis, eks ole, kodus. No Pauliini. Ma ise nagu esimese hooga vaatasin, et see 17 on päris kõrge. Okei, ta ei ole varem võitnud, see räägib võib-olla või noh. Ma tahangi seda öelda, et see ongi see koht, kus võib-olla seda väärtust leida. Ma tahangi seda öelda, et ütleme, et võib ju öelda, et näed, et ta on seal, ütleme, koefitsientides on väga kõrgel, et noh, võtame sealt alt kellegi üllata. Aga fakt on see, et kui Pauliini võidab selle turniiri, see on ikkagi mingis mõttes noh, nagu võib-olla noh, või kergeks üllatus. Muidugi, ja me räägime koefitsient on 17, ütleme, see 17 ja 8 on nagu suurem vahe, kui siin ütleme 17 ja mingi 51 nagu protsentides. Ma lihtsalt ei näe nii hästi, et pane nüüd allapoole, et seal on nüüd ütleme, no kes mulle meeldib iseenesest on näiteks Muhhova on seal ka, eks on ju. Väga tark mängija ja Muhhova. Ihtilt mängib ja ta on ju üks finaal on tal ka seal, eks on ju. See 20 kruus on umbes 4 prossa. Ja, aga tal lihtsalt on sama asi, et tal on kogu karjäär olnud vigastusi palju ja tal on natukene jääb kuskil sellest võib-olla võimsusest, aga väga intelligentne mängija. No Rõbakinat ma liiva peale ei usu. Sul isiklikult meeldivad pigem siis sellised Muhhova või Svjonteki tüüpi sellised nii-öelda targad mängijad versus sellised tugevad ja... Ja nõus, et isiklikult mulle meeldivad need, kes on loomingulised mängijad või noh, mitte nüüd, et teised ei oleks, aga lihtsalt ainult jõud, mitte ainult jõud. Aga nad on muidugi nagu olude sunnil loomingulised, kuna neil pole seda jõudu. Kui sa saaksid selle palli nii-öelda vinneriks lüüa kohe, ma arvan. Jalgpallis pannakse see puujalgse vend pannakse kaitsesse, eks on ja osavam sel pannakse kas sinna poolkaitsesse või ründi. Ise mõtlesin ka, et see nagu pealt näha tundub, et see nagu tuleb Sabalenkale palju kergemalt, kuna ta noh, sa vaatad, ta lihtsalt lööb, et kas see on nagu. Aga see väljaku kate ütleme, et noh, ütleme lihtsalt ka ikkagi mõjutab. No Pariisis on tal muidugi ilmselt kõige keerulisem, et. Ja. Aga naistel on ju ka vaata see lugu, et seal võib täiesti tulla, noh, ma ütlen, ei pruugi kaugele jõuda, aga seal just, et naiste turniiri, noh, meestel turniiri ka ikka aegalt, aga just naiste turniiri võib mõni päris noor tulla selline, kes näitab paari mänguga, et noh, et ja siis ühel hetkel noh, nii-öelda paugutab juba võib-olla paari kuu pärast, et seal see vanuseline aspekt, ütleme, meestel ei ole eriti reaalne, et noh, üldjuhul, et 16-17 aastane üldjuhul, eks. Naistes on väga noori võitjaid, eks ole. Ja kes võivad läbi lüüa, et seal on. Aga on siin mõni selline nii-öelda Kaufi-sugune või Radusanu-sugune staar nagu mõni noorem mängija, kellele silma peal hoida? Ei saavuta seal. Ei, ma mõtlen, et nagu võib-olla temast nagu noorem, et uus nii-öelda, et kes nagu. Ja no selliseid üksikuid liblikaid on jah, nagu naiste tennises on oluliselt rohkem, kus võivad olla. Siin on nagu mõned minu jaoks uued nimed, et
mis on nagu huvitav naiste tennises, et just Pariisis mis võib juhtuda, et mõni selline noh, juba võib-olla mitte kõige esimeses nooruses olev mängija võib lihtsalt seal, kas ta nüüd lõpuni võib ka seal teha tegusid, ütleme. Tavaliselt ongi kahel kattel võivad sellised võib-olla suuremad sellised, mulle tundub, noh, Pavlyuchenkov on seal ka, eks on ju, ega ta ei pruugi kaugele jõuda, aga ta on jälle, võib seal üllatada kedagi. Et ta on kogenud mängija. Et ikkagi just Wimbledon ja Prantsusmaa lahtised on sellised, noh, pigem siis nagu kuidagi mulle tundub, et vahest võivad prognoosidele, no Wimbledonis on teada, miks, eks on ju, seal on, no eriti meestel võib servikahurid võivad jõuda, kuigi see on vähemaks jäänud. Ma ütlen, et enam ju vanasti mindi ju, noh, mis vanasti, ütleme, paarkümmend aastat tagasi mindi ju meeste tennis kogu aeg võrku roniti, on ju. Kohe serv, kohe võrku. Praegu sa vaatad isegi Wimbledonis on ju kiire katte, nad vist ei jõua tõrju, noh, pallid on natukene ka vist aeglasemaks, eks on ju tehtud. Toodetud, kui siin võib-olla 40 aastat tagasi, siis oli mõned mängud ainult serv, võrku, kõik niisugune, noh, nagu pallivahetus ei olnud võib-olla nii palju. No ma mõtlen siis, kui hakkasid juba need uut tüüpi reketid tulema, aga noh, puureketiga oli võib-olla ka keerulisem. Nii et noh, et see tennis on, et nad üritavad muidugi, ma saan aru, et nad vaikselt üritavad ikkagi kuskil teha neid käike, et see servi osatähtsus oleks nagu väiksem. Aga muidugi imerumalusi on arutatud, noh, ma ei ütle päris kõige kõrgemal tasemel, võiks üks serv olla ja ma ei tea, mida iganes. Aga no see on ka jamana. Üks serv tõuks volatiilsust juurde, oleks päris äge isegi. Aga siis oleks juba tõrje olnud tohutu eelis. Ma saan aru, et tennise nagu nii-öelda fännidel see on nii fundamentaalne mängumuutus, et see oleks päris suur asi. Okei. Võib-olla lõpetuseks üks asi ka, mida meil on nii-öelda vaatajad küsinud või üldse ka sellest teemast tuli palju läbi, on see just see mentaalne ja psühholoogiline pool, on ju, et võib-olla lõpetuseks ilma pikema jututa lihtsalt valid välja üks mees ja üks naine, kes on siis praegu tennises just selle mentali pool kõige tugevamad. No iseenesest oleks võib-olla veel eelmine aasta olnud, et kindlasti Djokovic oleks öelnud. Aga nüüd ei tule mänguoskus kaasa. No ja nüüd on lihtsalt see, et no üldiselt on seesama Sinner on tegelikult, me ei näe alati, mis ta seal sees. Ta tundub nii ülirahulik, kui ma olen nagu vaadanud, et... No, kes on Borgi-filmi vaadanud, siis saavad aru, et või ütleme Federer oli selline... Federer oli väga rahu. Jaa, aga ta oli selline inimlik, no või tähendab, ütleme, me kogu aeg ütlesime, et üks on härrasmees, see on minu jaotus, et Federer on selline härrasmees ja ka nagu Nadal on täiesti selline, no ongi nagu inimene, et selles mõttes, et ta on hästi siiras. Ja Djokovic tundus nagu robot, aga ta natuke muutus, eks on ju viimastel aastal. Et jah, varem oleks olnud kindlasti Djokovic, praegu mina ütleksin ikkagi Sinner ja naistel on see keerulisem natuke. Noh, just kui vahepeal tundus, et juba Sabalenka hakkab selleks nagu muutuma, või Swiatek oli kindlasti enne kõige tugevam tundus. Praegu ma ei saa aru, mis seal tal toimub, et muidu ma valiksin ilma probleemideta Swiateki, aga no selge. Ega ma muud ei oska, päris tagapoolt ei ole mõtet võtta, sest et siis peab tulemused ka taga olema. Absoluutselt. Aga suur tänu sulle saatesse tulemast ja loodame, et tulevad põnevad Pariisi lahtised ja loodame, et siis ka mõne aasta jooksul äkki eestlased ka jällegi esindatud. Loodame ja hoiame pöialt. Aitäh! Aitäh sulle! Praktiline panustamine. No nii, sellised tennisejutud siis, aga mis siin ikka? Siin juba kommentaariumites tahetakse Swiatekit feidida? Ei, jah, feidida. No meil on väga, mis sa tahad öelda? Free money. Free money, jah. Meil on vaja ka teha mõned praktilised panused, et kas feidime või ei feidi, ma ei tea, et kes alustab. Ma võin alustada. Alusta, jah. Paneme vahepeal pihta ka, et meil nagu siin viimasel ajal nagu üldse ei taha minna. Ma proovin. No proovi. Ansip ütles ka. Oot, paneme ekraanile ka, siis kõik näevad. Ansip ütles. Oi, jälle vale asi tuli. Oi. Seal on need skämmid, kuidas need Mindivi töötajad saavad loosi. Lähme Coolbeti. Lähme Coolbeti, jah. Nii, oi! Nüüd oli südamest. Nii. Siin me oleme. Nii, nüüd Kristjan võiks ka oma Zoomiga siin midagi teha äkki isegi. No nii. Ja F1, London Norris ootsile 3, ma ei tea. Aga näed, siin tuli kommentaar ka, et Oskar peab jagama iga korra ees, kui teist Pariisi lahtised lisaks 25 € Coolbeti rahasid. Nagu Scofield nagu parandas mind, aga ma ikka unustasin ära. No ilmselt seal on juba mingi tonnine pauk tulemas. Prantsusmaa lahtised, jätan meelde.
nii et mind ei ole kuulda või? et kui te Kristjanit ei kuule, siis seda Kristjanit siin, siis me siin toimetame natukene. Ahah, saime uue aku. Ma panen oma asja nii kaua ära siin samal ajal, et sinu mikrofon töötab, sa ei pea oma häält tõstma nagu see. 1-2. Minul on selline ängel, et kui raske aeg on käes, siis tuleb minna ekstreemsete taktikateni. Ja üks minu endine kolleeg, kes siin ka vahepeal ennast näitab kommentaariumis ja Discordis, muidugi varju nime alt. Temal on selline teooria, et viimastes voorudes Premis siis, kui meeskonnad ei mängi mitte millegi peale, siis mängud on ülilahtised. Ja eelmine esmaspäev siis, või see esmaspäev sattusin ka vaatama Liverpooli ja Brightoni mängu ja oli väga lahtine mäng tõesti, et üles-alla jooksmine, väga palju võimalusi. Ma siin siis vaatasin, et mis mängud nagu silma jäid ja siis see Tottenham Brighton munugi tundus ülihea, aga seal see total oli juba nii kõrge, et ma mõtlesin, et lasta olla ja siis jõudsin hoopis Wolverhampton Brentfordi mängu. Arsenali mängu vaatasid ka kindlasti, mis sa seal mõtled? No Arsenal ikkagi on kaitses nii hea, et me ei hakka nüüd siin üle ka pingutama, aga Wolverhampton ja Brentford ja kumbki meeskond ei mängi mitte millegi peale ja üle 4,5 värava on minu panus, et läheb jooksmiseks. Kõik 150 eurot? Ja kõik 150 eurot jah, et ikkagi kuskilt peab ennast välja kaevama. Ja see on selle algus ja ma loodan, et te nüüd võtate õppust sellest. Jaa, okei. Nii, Kristjan, sind on nüüd kuulda kogu Eesti. On mind kuulda, jah? Jaa, kogu Eesti kuuleb. Inimesed võivad muidugi chatis. Kus sa seda ise tead? Et sind kuulda on? Aga ma ei tea, mina kuulen selle pärast. Kas Martin kinnitab, et kõik on hästi? Jaa, Ansip ka kinnitab. Super. Ma teen ühe F-panuse, et mul tegelikult isiklikult on suuremad rahad Käsli peal, et aga Kuulbetis on täitsa bottom price'il on 2, et see on 2.5 või 2.6 peaks mujal saadaval olema Käsli punkt Monacos, aga ma ise siin Kuulbeti rubriigis, kuna see on niivõrd kehv hind, siis ma panustan, et Piastri võidab kvalifikatsiooni, et eelmine aasta Norris võitis Piastrit kvalifikatsioonides 24, aga üks rada, kus Piastri Norrisele ära pani, oli Monaco ja ma arvan, et Norris on ise öelnud, et siin põhiprobleemid ongi laupäeval kvalifikatsioonis olnud. Isegi Piastril on kohati probleem öelda, et see McLaren, kui nagu täiega panna, on suht ebastabiilne või närviline auto, et ja Norris on olnud ebakindel, et ma arvan, Norris nagu Monaco on raske rada, kus nagu sellise ebakindluse pealt tulla, et ja panna seda purakat, kus sa pead nagu nii-öelda millimeetri täpsusega seal Monaco kitsastel tänavatel nagu panema, et ja Piastri on hetkel enesekindlus hea. Ja kui ta eelmine aasta ka Monacos nii hästi pani, siis ma ise arvan, et siin see Piastri ja Norrise vahe võiks olla suurem ja McLarenisse usun ka. Charles ei suuda korrata, et koduradadel ikkagi tunneb igat sentimeetrit. Siin ma isegi tunnen, et äkki on ülehinnatud, et Ferrari on siin kvalifikatsioonides ikka väga-väga hädas olnud, et ma ei näe küll jah Ferrarit, et seekord. Traditsiooniliselt Charles ise on küll väga hea, et ma arvan, et see mingi, kui Hamiltoni vastu mingi 1-3, ma arvan, see on päris hea, aga ma ise panen Piastri vastu 150 ära ja siis lähme Oskari lemmikala juurde. Jaa, me jäähokis siin praegu käivad mängud, et kõik sõbrad naersid välja, mina tahtsin laivis minna, panna Soome peale. SHL? Ei siiski maailmameistrivõistlused käivad praegu. Mängud käivad Austria, Šveits, USA, Soome, et siin olin valmis Soome peale laadima, mul olid väga sharp anglid, miks, aga näed, Soome jõudis 2-1 Ameerika vastu juhtima minna, pidin ruttu ümber mõtlema. Sul Soome 1.91 ei meelde enam? Ei. Aga huvitav, et Kuulbet on nagu Soome regioonis ülipopulaarne, et nad pakuvad top price'i Soomele. Ma huvi pärast vaatan, sel hetkel olid nad top price. Praegu on ilmselt nad ikkagi ostavad sisse seda. Võimalik jah, et praegu nad on ka kõrgemad näiteks kui 365 siin laivist vaadates, aga mitte märgatavalt. Et ennem see vahe oli nagu mõnusam ja oleks siin põhjanaabritele pannud küll, aga ma võtan siis need õhtused mängud, et siis ma ei hakka neid live-mänge segama, et Kanada, Taani, Rootsi, Tšehhi, et mul on kohe siuke sharp angle, mis kõlab väga square'ilt tegelikult, aga Kanada võidab.
ei, Kanada võidab jah, et võta mängijate punktid ja Taanil tuli siuke mängija nagu Nikolai Ehler tuli NHL-ist meeskonda abistama. On see MM-il küll ainult ühe mängu teinud, aga seal sai kohe värava kirja ja oli NHL-i play-offides ka viimastes mängudes ilusti korjas punkte, et ma 2-20... Ehlers, see on mingi Läti päritolu. Ehlers jah, et ma võtaks 2-23-ga, et ta saab punkti kirja. Paneks sinna 75 too, et ma saan aru, et see Taani liin on 1,5 ja et Kanada vastu neid väravaid nagu nii palju oodata ei ole, aga noh, kuule, ühe värava ikka Taani kirja saab. Aga kui suur võimalus, see üks mängija hokis on 15 meest, et 20 meest. Küll see Ehlers hakkab seal korraldama, et ära üldse muretse. Okay. Aga teine, kus sa ütled, et võtame teise mängu ka, et Tšehhi-Rootsi, ma jälle lähen underdogide peale, et see Tšehhi esimene ründekolmik on olnud see täiesti väga hea soos, kui ma ei eksi. Okei, need vastased on olnud ka, nagu nad on, aga minu arust see ründekolmik on vähemalt ühe värava löönud absoluutselt igas mängus. See on see MM-i jooksul, et Pasternak, Cervenka ja Sedlak peaksid olema see esimene ründekolmik. Ja kui sa nüüd Sedlaki punkte võtad, et Pasternak 55 ilmselt ei kutsu, Sedlak on 2-0-2, see peaks olema top price ka suht, mitte küll märkimisväärselt, aga top price, et ühesõnaga see esimene ründekolmik seal ikkagi väga suure protsendiga neid punkte paneb jällegi, okei, vastane on Rootsi, sellepärast ka nii head Rootsi saab. Rootsil olid siin mingi aeg, kas keegi meil NHL ekspert käis ja ma küll hokit jälgi, aga ma siiamaani mäletan, et ta ütles, et üks Rootsi mängija on maailma parim kaitse. Kas ta on koondises või? Vast on, jaa, näed, olemas. Aga ma selle Sedlaki panen ka 75 siis. Forsberg ja tuttav, nii. Rootsi nimed kõik ühesugused. Aga ei, no ilmselgelt Rootsi ja Kanada, Tšehhil ja Taanil saab väga raske neid... Oota, miks ma seda või issand, sul pole nii palju? 75 paneks, jah. Sellest piisab. Aga kombo? Ja kombosse no Sedlak kindlasti. Ärme seda Ehlerit panema, nagu see on natuke siuke... No muidugi samas, mees tuli, on ju. Mängis, tuleb NHL-ist kohale, küll ta mingi punkti ikka kirjas. Paneme. Mille jaoks ta kohale tuli? No ma mõtlen ka, et mis ta see nagu niisama tillu lõtta või? Okei, ma panen kõigepealt selle. No vaatame, mis otsi me saame ilma Ehlerit. Ma panen äkki kombosse 3,5, ei hakka riskima, oleme max safe. Ei, aga probleem ongi selles, et see angle vaata ongi nagu kõrge variatsioon. Aga paneme 5,5 siis. Pane 5,0. Pane 5,0, see on kindel asi. Pole seda Ehlerit no, ei, selles mõttes ma juba tean, et jääb 4-2, aga no ma ei hakka korrekt skoori panema, et muidu on siin integrity nagu küsimärgid. Ja. Sul on seal tutvused või lihtsalt loogiline? Ja ei, ma ei, selles mõttes, et ma ise nagu... Sa tead? Ma nagu maksin neile. Okay. Siin nii. Käin seal Olibeti kioskis tagasi tegemas seda. Ja Piastri kvallivõit. Kui puudu jääb, siis me saame alati Paavo järgi Kalevit pettida, et see mäng hakkab 18 minuti pärast, et vaatame, mis kuulbetil on. See muidugi Paavo lubas hirmsasti closing line väljut saada, et siin mingit massiivset closing line väljut ei tulda, aga 3-5 on 5,5, no see 7,5 on vist natuke jama. Siis jätame ära. Jätame ära, et sõidame nii nagu on ja kui väga lühikeseks jääb, siis saab Ehlersi juurde. Ei no üle, see on okei. Sõidame sellega ja vaatame Paavo ka pani üle pika ja need panused. Vaatame need üle ja siis teeme loosi. Panustaja Paavo. Okei, et see... Meil ongi siin surve peal, et saade võiks ikkagi enne Kalevi ja Tartu Game 2 nagu läbi olla, et Paavo on siin pannud Kalev -8, 2-10-ga. Kalev -10,5 oli vist 2-5-ga ja Kalevi moneyline 1-56-ga. Ainuke, mis siis räigelt closing line väljut sai, oli see moneyline, aga räägime natuke sellest finaalseeriast. Kui suur šokk see oli siis, et Tartu esimeses ära võttis? Käisin seda koha peal vaatamas. No minu jaoks oli. Mina eeldasin ikkagi, et üle 50% on tõenäoliselt, no selgelt üle 50% on tõenäoliselt, see seeria jääb 3-0. No ma ütleksin, natukene tundub, et Rainbowkil on ka nagu need konspektid sassis seal, et no esiteks minu jaoks arusaamatu, et Stefan Vaaks 24 minutit off the bench pingilt tuleb
aga mille jaoks me nagu hoiame, et no 11 päeva puhkasime sinna, mille jaoks hoiatada? Või siis on need nagu nii-öelda mängusisesed nagu move'id ka, et ta seal lõpus võtab siis nagu vaksu välja, et Torbekut sisse panna, siis Torbek viskab ässa, on ju, siis oleme uuesti kaitses, ta teeb seda justkui kaitse pärast, on ju. Ja siis nüüd ta vahetab vaksu kaitses sisse selle Torbeku pärast, et mida sa nagu maletad seal, et või kuidagi tunduvad konspektid päris sassis ausalt öeldes olevat või teen liiga? No eks see hinnang anname peale finaalide lõppu, aga minu jaoks nagu mingi hull üllatus ei olnud nagu, või noh, üllatus, tähendab oli üllatus, aga šokki ei olnud, et selles mõttes Tartu on hästi mänginud Cramo vastu ja kui nad seal 10+3 panevad, siis ma arvan, et neil on igas mängus võimalus, et muidugi ma arvan, et Cramo jaoks äkki hea märk on see, et seal teisel poolel, kui nad agressiivsust kaitses juurde panid, et siis Tartu jäi pigem hätta, et seal kolmandal veerandajal seal Veidemann ja Kiedraitis nagu karistasid 300 tagant veel ära, aga näha oli juba, et see vanker nagu veits seal juba nagu langeb ja viimasel veerandajal nagu võeti tegelikult päris ära. Sa ise tegid ka Paavo järgi selle panus? Mina tegin, mul on jah 2 unitit, ma sain tegelikult ise -3,5 lausa, et õnneks ma kohe ei võtnud, ma tegelikult... See 8 on alternatiivliin ka? Ei, ma saan aru, aga nagu jah, lihtsalt see Pahv ja X3000, kus Cramo võttis Moneyline'i, siis seal oli see handicap ju -3,5 saadaval, et jah, selles mõttes läks ajastusega hästi, et ma tegelikult olin valmis ka -6,5 panustama, aga mul tol hetkel ei olnud nagu head bookmakerid, kus suurelt panustades ma ootasin ja siis kukkus selline kingitus veel sülle, et ja ma ei tea, ma ise ootan pigem, et ikkagi Cramo võtab ära, et neil on ka pikem pink ja et... Aga iseenesest ei, nagu selles mõttes on nagu äge, et elevust nagu toob see Tartu võit kindlasti juurde, kui mul jaoks iseenesest selle aasta mitte midagi, et Tondi Rabas toimuks 5. mäng otsustav Eesti meistri... Ja Tartu võidaks? No Kalev võidaks, aga et see 5. mäng toimuks täismaja. Sa oled selline nagu korvpallifänn eelkõige ja Cramo fänn nagu... teise servis. No kui mina olen mingi klubi fänn, siis ma ei taha ühtegi ekstra mängu, ma tahaks, et nad võidaks kõik mängud. Ma ei nimeta ennast Cramo fänniks, et selles mõttes ma lihtsalt... Vahest ikka nii. Ma arvan, et Eesti korvpallil on see lihtsalt halb, kui Tartu võidab, see tähendab seda, et Kalev ei saa FIBA Champions League'i kvalifikatsiooni kohta ja ei garanteeri endale FIBA Euroopa. Aga Cramo lihtsalt ju matab raha sinna lõppkokkuvõttes, mis sellest no see Euroopa üritus on ju miinus, kui nad maksavad reiside ja asjade eest, et midagi... Et sina arvad, et see oleks Eesti korvpallile halb, kui Kalev jääks sellest kohast ilma? Ma arvan, et see oleks halb, jah. No, et see on põhiline põhjus, miks mina ikkagi olen Kalevi poolt, aga Paavo tegi ka Euroliiga panus, et Slokas under 5,5 assisti, Vesenkov under 22,5 punkti. Vesenkoviga on vist closing line väljut juba saadud, Slokasega ma niimoodi peast ei oska öelda, aga... Closing line välju selgub siiski siis, kui line close ib, okei, ma olen nõus. Aga võib-olla üldiselt kiirelt sellest Euroliiga Final Fourist. Esimene kord, kui Oskar kellega nõustub. Ma arvan, et need Kreeka klubid ei ole nii tugevad või nagu nii selged favorid. Võta korraks võib-olla ette ka kuskil Euroliiga Final Fouri otsid ja jätkama jutt. Et Kreeka klubid, jah, lõpuks võtsid need top 2, Fenerbahce, vabandust, teiseks, et seal ei kõikidel tiimide vahel ei nagu mõni üksik võit, et minu jaoks on need seisud nagu võrdsemad. Et Monaco 6-5-ga. Ma ütleks, et Monacol on isegi nagu individuaalset talenti võib-olla rohkem, eks see on täitsa subjektiivne asi. Panathinaikosel muidugi Lessort on ilmselt väljas, kes on, kui tema oleks täiesti terve, siis Panathinaikos ma ütleks võib-olla eristuks. Et Fener minu jaoks oli regular seasonil üllatus, et nemad tunduvad nagu paberil minu jaoks materjali poolest kõige nõrgem tiim, et Baldwin ei ole seal nagu mingi üli hästi sisse elanud, kellelt oodati nagu, et on suur staar, et ma ei tea, ma ise nagu kaldun Monaco pettide peale, et ilmselt ma neid mänge kavatsen vaadata, et siis ma ilmselt mingid väiksemad nii-öelda fun betid Monaco peale panen, et Euroliigas ma ootan väga tasavägiseid mänge ja ma pigem hoian seal peos oma seda 2.50 või 3 tootsi, kui mingi 1.30 olümpiaakost bettida, et aga okei, kuna inimesed tahavad ilmselt hakata juba Kalevi Tartu mängu stuudiot kuulama, siis teeme selle loosi ära, et siis saame kõik koos kossu nautida, et endalgi tahaks isegi mängu vaadata, et peame hakkama otsi koomale tõmbama. Oi, täna on võistlus. Kuidas seda asja nimetatakse, mingi, mis? Ma ei tea. Mille peal ta hüppab seal? Meil on üks osaleja.
meil üks osale, jah? Üks osale. 46. No otsid lähevad ainult paremaks inimestele, et siin tänane osavõtt oli aga tahtsin küsida, et miks nii vähe osalejaid nagu rahva käest, aga kuna nemad osalevad, siis ilmselt ei oska vastata. Ilmselt mitte. Ei, tundub, et jah, iga osalejaga siin läheb see ju raha võitmis. Tänapäeval see inflatsioon on nii suur, et see 5 sotti. Tundub, et liiga väike. Keegi viitsis seda postitust sinna Discordi teha, et... No Ansip ei viitsinud isegi kohale tulla. Ta ei viitsinud kohale tulla, et ma... Mees käib pigem trennis, kui võtab 5 sotti. Kuulbetiga peab rääkima, et äkki mingi 5 tonni järgmine kord, et võib-olla... Rahval raha vähe, tundub, et just palju on, kui siin ei osaleta, aga okei. No vaatame, teeme. Ansip siiski tundub, et nüüd on raha juurde vaja, et on ka valmis, et start läks lahti väga, no see on niisugune sport, mida ei ole. See näeb päris napaks välja. Näeb jah, Sillu seal, nii. Kes see punane, ilma nimeta? Ilmselt siin nõrgematel inimestel juba tuleb mingi epilepsia hooks selle vaatamisega siin liiga pikalt, nagu et siin peaks selle disclaimeri panema. Nii, midagi läks katki juba. Maarja see patuut läks katki. DNF. Aga nii. Nii, aga ega meil siin ei olegi, siin hakkab Poster on esile. Poster on suures mängus, Heks on Poster võidab. Poster räägib endast 3. isikus nagu legendaarne LeBron James. Aga Poster liiga vara hakkas tulema. Ei, ja tuleb. Oi, kui napikas. See vist polegi näinud. Täitsa uus nimi, ma ütleks. Ansip vist teine, mul on tunne. Vaseriga. Ansip, Fotofinist, Estonian Weirdo ja vaatame, kes see teine on ära, et siis me teame, kui Chris kohale ei ilmu, siis me teame, kuhu auhind läheb. No, Ansip, kas tõesti karma tuleb siin? On olemas ja omg, no see raha läks õigesse kohta. Palju õnne. Ja Ansip võib öelda, et 4. koht on jama, nagu ikka. Ansip, või vabandust, Boston võib seda öelda. Aga noh, selles mõttes, et Ansipist ikkagi on kahju, et teine koht on sama, mis viimane, et ja noh. Jah. Aga ükskord Ansip saab ma selle... Aga ta on päris tugev võistleja selles. Ta on iga kord suures mängus. Nagu stabiilsus. See on üks väheseid võistlusi, kus stabiilsus nagu ei anna mitte midagi juurde. Nägah, ma ei tea. Või tahad öelda, et ikka midagi annab? No see midagi näitab. Samas, kui sa oled iga kord... Kas see saab olla juhus? Enam ei saa olla, jah. Siin on juba matemaatiliselt. Kuidas saab üks nimi kogu aeg olla? Boston üritab rahvast mõjutada, et 125 esimesele 4. Meie neid diile muidugi kontrollida ei saa, aga siin äkki hakkavad juba mingid sündikaadid koostööd tegema. Jaa, meil pole selle vastu midagi. Selline sai tänane saade. Palju õnne võitjatele. Aga ega me saadet veel ei lõpeta, sest meil on veel 2 asja välja jagada. Meil on 2 korda 25 eurot Kuulbeti raha veel välja jagada. Oleks praegu siin tead oma taskus. Ära läinud nendega. Andre, keda sa annad 25 eurot? Kumma ma nüüd ütlen? Ma ütlen... Shea nõuab seda. Mina siis vaatsin ja... Shea ütleb, et saab Soomet uuesti võtta. 2-2 on löödud. Ja ausalt öeldes... Ei, kahju, kõik raha läks juba selle Ausalt öeldes midagi nagu... Ma ei taha siin kellegi paast öelda, aga midagi nagu liiga huvitavat ei olnud seekord, aga mõtlesin siis, et Michael Schofieldile, et... Ma isegi ei mäleta, mis panus see oli. Soome on kaotusseisu. See oli Alcarasi 2-4. Alcarasi 2-4 jah, et meie tenniseekspert nõustus ka sellega, et see Alcarasi ja Sinneri vahe võiks veits suurem olla ja nii-öelda selle podcasti nagu temaatikaga käis see panus kokku. Ja oli top price absoluutselt. Ja absoluutne top price ka. 2.25 on nüüd, kui vaatasin üldse maailmas mingi nagu vähem tootsi tšekkeri. Ilmselt siin nagu kohal tasub ka mainida, et inimesed, kes siin panevad mingisugust 5 kombot ja lihtsalt, et täna tuleb, et kirjeldusega, et noh, suht keeruline võita. Üle saavad sinna 5 sotisest roos ja eesmärk on täidetud, aga jah. Aga vahepeal võib ikka näha. 5. kombo võib väga hea pett olla, selles mõttes. Ja, aga noh, see täna... 5 asja vajab selgitada. Ei no, üldiselt, seal võiks olla mingi korrelatsioon või midagi, et jah. Aga mis meil teine nüüd on? Mina annan kasutajale Sillu 1-1-1. Ühtes oli 3 minu teada, jah. Et ta on ka siin teinud selliseid päris huvitavaid panuseid, aga nagu alati ei ole nagu siuke nagu full banger pole nagu, aga pigem nagu okeid mõtted, et see, ma ise andsin selle Vardi viimase vooru eest, et Premier League'i nii-öelda üks suurimaid legende teeb oma viimase mängu ja neil on selle värava löömiseks ka väga soodne vastane Ipswich kodus, et
ma ei tea, palju Ipswich neid punkte sai. No see on ka selline mäng, kus läheb jooksmiseks. Ja pluss nad Ipswich on nagu kehv sats ja nad on ka kaitses nagu minu arust väga palju väravaid lasknud endale lüüa, et Vardil seal kindlasti võimalusi tekib ja tüdruk võitis just. Ma jäin chati lugema, et mis toimub seal. Mingi auhind. Oi, kas Kalevi poeg siin lasi naisel ka osaleda ja sündikaadid. Aga ühesõnaga 25 eurot said siis Sillu ja Michael Scofield. Tema on vist esimene 2 korda võita, aga me otsustasime, et nüüd on ring täis, et ta on väärt seda. Me tegelikult oleme vist ikka andnud juba. Kogemata vähemalt. Igal juhul. Enne kui me lõpetame, siis Boston küsis väga tähtsa küsimuse. Et mida me arvame Hermeti käitumisest finaalseeriast. Hermet lubas Nurgeril teise hambaga välja lüüa, et mina tervitan seda, ma arvan, et üli. Mulle ka Hermet meeldib, et mees ei häbene emotsioone näidata ja ma arvan, et kui sa oled inimtüübilt siuke inimene, siis nende kinnihoidmine võib nagu rohkem pärtsida sind. Ilmselgelt nagu sealt mingit mõttetuid tehnilisi ei ole mõtet võtta, aga kui sa nagu niisama seal vaikselt teed, siis ega ta seal poolfinaalis seerias ka ju töötas seda Niitsu ja Raplat nagu päris hästi, et ja seal ta tegi väga häid mänge, et see halb mäng ei ole, ma arvan, seoses sellega, et oli seal nagu emotsionaalne, et ma arvan, ta võib täna teha jälle väga hea mängu, et aga mäng on 5 minuti pärast ma arvan, et fun andmine, et mäng on 5 minuti pärast algamas, ma olen nõus, ma loodan ka, et ikkagi verd, higi, pisaraid ja verd. Ja mida veel? Võitvaid panuseid. Hambaid. Nägemist.